Tere tulemast Einari jututuppa, mul on täna külaliseks Jako Krull, kas see on õige eesti keel? Mul on külaliseks Jako Krull. Minu külaliseks on täna Jako Krull, filmioperaator ja fotograaf. Või kuidas sa ise ennast nimetaksid? No filmioperaator tahaks olla. Sa oledki? Ma teen muid asju ka. Mida sa muud teed? Muusikat? Muid opereerid? Muid asju opereerin kaamerat peamiselt, kui ma opereerin. Valgustust ka? Ja sa peaaegu ei oleks jõudnudki siia podcasti, sest et sa rääkisid mulle ennem, kui me Hesburgeris sõime, et sa äärepealt surid ära. Sul oli autoõnnetus, kus auto käis üle katuse mitu korda. Räägi sellest. No jah, mõned on võib-olla, mõned teavad, mõned ei tea. Paar kuud tagasi Tartu maanteel käis jälle üks pauk. Ja seal autos oli Jako Krull. Ma olin juht ja vastassuuna juht kaotas juhitavuse ja üritas meid ära tappa selle manöövriga. Kuidas see juhtud? Sõitsite, tõite võtte nagu selle filmi bussis? Võtte meeskond oli seal bussis või? Palju teid oli seal? See oli nüüd naljakas, ongi see Sitaks naljakas. Tipp suri ära peaaegu. Ja sitaks naljakas oli see, et ja see oli ühe teise võtte buss, mille ma olin lihtsalt laenanud produtsentidelt. Nad heast tahtest andsid mulle selle, et meil oli teleseriaal Kanal 2 teine võimalus, kust meid eile vallandati. Selleni me jõuame. See on järgmine teema. Seal on palju asju juhtunud, jah, selleni viisi. Anna mulle dirty, ma armastan dirty. Anna mulle beefi, draamat, content. Beefini jõuame, räägime surmast ennem. Lehmalihani jõuame. Jah, oota, mida sa küsisid? Et räägi mulle sellest, mis juhtub, te sõitsite, te olite bussis, on ja see oli siis siuke nagu van, on ja? No, 9-kohaline buss, mikrobuss. Okei, mikrobuss. Palju teid seal sees oli? Sina, kes veel? Ja veel 2 inimest. Minu kõrval istus ja siis minu taga istus inimene. Kes need olid? No need olid ühe lühifilmiga seotud isikud. Et see oli, ma laenasin seda bussi ja siis ühel hetkel nagu põmm ja üle katuse ja siis me helistasin esimese asjana produtsendile. Kuule. Ära mine veel nii kaugele. Sõidad teeb. Okei, sorry, anna andeks. Ma võin ära ka minna. Vahel seganud, sa sõidad, on ja. Järgmine hetk sa näed vilksamisi. Keegi tuleb, sõidab vastu. Kuidas see põmm üldse juhtus? No niimoodi, et see juht kaotas nagu juhitavuse. Kes vastas tuli vastu meile Tartumaa. No jah, ma sõitsime, mul oligi 90 konkreetselt Pidokal vist. Ja lihtsalt järsku vaatad, et nagu siuke asi käib sees, sinu ritta vastu, et sa on nagu mingi, mida ma teen nagu, et kui tüüp on sinu reas, sa nagu pidurdad, siis sa nagu ka paned tal otsa, siis see on nagu täpselt nii, et nagu gaasipidurik kuidagi nagu vastad sellele, siis ta sai nagu mööda küll kuidagi ja siis sõitis külje pealt sisse, no täpselt minu selja taha, et ta oleks mingi põhimõtteliselt meeter nagu ettepoole sõit, siis ta oleks nagu, ma oleks surma saanud tõenäoliselt. Auto käis üle katuse nagu filmis. Ja kui kaua olite teadusetud ka? Ei, me saime kriimudega ära sealt. See oli jumala hull aks, aga me nagu reaalselt nagu turvavöödis kinni meid ja see pauk, kuna meil öeldi, auto ei pidurdanud ka sellel hetkel. Siis me läksime suht nagu piljardikuul niimoodi põmaki lihtsalt kraavi 90-ga, et üle katuse 2,5 korda, ühe korra käsime ja siis veel pool või. Ja siis olite nagu šokis ja kohe ronisite välja autost või? No me nagu, nii palju nagu, et saime aru, et ilmselt oled terve, aga samas pärast sellist nagu momenti sa ei tea ka, vaata. Täpselt ei tea. Tere, šokk. No täpselt see on niimoodi, et sa lähed välja, ronid välja autost, see on su esimene nagu instinkt, vaata, kui sa saad liigutada normaalselt ennast teadvusel, mida iganes on. Ja siis sa hakkad vaatama nagu enda käsi ja asju, vaatad, et okei, kõik on verine nagu, et kildudest, vaata. Oli või? No, killud, kõik klaasid purunesid autol peale tuuleklaasil on see mingi, ta on nii ehitatud, ülejäänud klaasid olid kõik nagu täiesti. Ainuke vigastus oligi lihtsalt see kildudest nagu käed olid katki. No ta oli lihtsalt, võiks põhimõtteliselt pindmised vigastused. Kõigil nagu põhimõtteliselt olid nagu mingid kriimud nagu. Mis te siis tegite järgmisena? No seal oli pealtnägijaid, nii et hunnik autosid pidas kinni. See väga kiirelt võttis sellise täispika Ameerika filmi mõõdu, kus sul oli nagu mingi 3 kiirabi, 2 tuletõrjet, 4 mendiautot, mingi liiklus pandi kinni. Kui kiiresti need kohale tulid? Ta öeldi, kuna see oli 60-70 kilti Tallinnast, siis ma ei mäleta, mis see kõige lähem punkt oli. Mingi 20 mintsi läks ikka aega, enne kui nagu šoks läks. Aga te olite nii šokis, vaata, te läks aeg hästi kiiresti kindlasti, et te istusite seal, tiksusite ja ootasite või? No igav ei olnud.
Man, mis tunne on? Mis tunne pärast oli, kui sa koju läksid? Ja mis tunne sul praegu on? No nüüd on juba siuke, hakkab nagu ununema juba vaikselt või nagu ma kasutan seda kuidagi, üritan seda energiat nagu positiivseks suunata, et sul on antud see, nagu see seriaal Teine võimalus. Ja jõudsimegi sujuvalt järgmisel teemal. Ja siis järgmine laksu see, et sind vallandati teise nüüd, jah. Mis oli räägime veel sellest, vallandamine on vale sõna, sellepärast, et you can't be fired if you were never hired, vaata. Et selles mõttes, et Eestis sisuliselt mitte keegi ei tee lepinguid nagu kõik on onupojapoliitika mingi mustalt ei, see ei tähenda, et oleks mustalt ja et oleks onupojapoliitika, need on täiesti erinevad asjad, aga enamus kokkuleppeid on suusõnalised ja nagu usaldusbaasil, et keegi viitsi nagu üldiselt jännata nagu dokumentidega, kui sul on usaldusväärne. Eesti on nii väike, vaat kõik tunned üksteist. Jah, et kui sa ühe korra laseks kellegi üle, tuldaks ukse taha või siis jääm tööd ei saa lihtsalt. Ja sul põhimõtteliselt saaks ainult ühe korra kedagi üle lasta. Kuigi siin on nagu tööstuses näiteid inimestest, kes on seda korduvalt teinud. Ma ei hakka praegu name droppima. Need, kes on filmi tegija, kindlasti teavad neid inimesi. Aga see, jah. Ainukene kord, kus mina olin nagu Adre Paugu all magama pidin minema, oli siis, kui ma tulin Tallinna täiskasvanute, mitte täiskasvanute, vaid see Lasnamäe õhtu mingi kool või mis see on see Lasnamäel, vaata. On täiskasvanute gümnaasium, jah, täiskasvanute gümnaasiumis käisin ja siis tulin välja sealt tunnid olid lõppenud ja siis mingi vend jõi viina koridoris ja siis vaata, kes on see majahoidja või see foyer, vaata see mutt on ja see oli põgenenud, sest et ta ei julgenud seal olla, sest mingi vend jõi viina seal pudelist ja mingi karjus mõlises, siis ta vaatas mulle otsa, ütles, sa oled üldse pede, no. Siis mõtlesin, okei. Ja siis läksin õue ja siis tüüpaks, jälitas mind, tuli järgi mulle. Ja siis tahtis kakelda ja andis lõuga. Ma nagu, vaata, siis ma ei olnud kunagi käinud kuskil Wing Chunis mingi võitluskunstides. Ma olen nüüd mingi 4 aastat teinud, vaata, kakelnud on ja mul on õlad perses selle pärast, see selleks. Aga nüüd mul on praktilist kogemus, ma turniiril käin niimoodi, vaata. Esimene asi, mida sa ei tohi teha, kui keegi tänaval tuleb, tahab sul kakelda, on minna temale võimalikult lähedale, ninad vastu panna ja siis teha niimoodi, vaata, pea püsti, et terved vitsu taha. Nagu viimane asi, mis sa nagu teha võid, on ülbitseda ja nagu arvata, et sa oled mingi ka vend ja sa pead distantsi hoidma. See on esimene asi, mis tegema pead, distantsi hoidma. Aga kuna ma ei olnud kunagi kakendagi mitte midagi, siis ma ei hoidnud distantsi, ma lasin tal tulla hästi lähedale endale. Ja järgmine laks, mis ma nagu aru sain, oli, et silmest oli must ja siis ma ärkasin üles nagu asfalt tee pealt ja mokk oli verine. Tüüp oli võtnud hästi kiiresti peast kinni ja mulle nagu põlvega näkku löönud, vaata. Ja see oli ainuke kord mu elus, kus ma läksin koju niimoodi, et mul oli Adre Pauk sees, vaata, et ma ei saanud magada. Aga see, mida sina läbi elasid, on mingi korda 100, vaata, see on nagu, see jääb kuudeks, jääb aastateks võib-olla kestma. Ei, ma ei tea ka, inimesed võtavad seda erinevalt, eks. No võib-olla Adre Paukia kestma, aga see mõte, et sa hindad oma elu, sa hindad ju oma elu nüüd palju rohkem igat hetke, igat inimest äkki. See paratamatult niimoodi mõjub, selles suhtes, et sa muidu, kui kõik läheb nagu oma normaalses kulgemises, siis sa ajamõõde kaob ära või nagu, et kui sa mõtled, et ma oleks võinud 2 kuud tagasi ära surra, siis sul on küll siuke tunne, nüüd ma olen 2 kuud elus olnud. Sul on nagu tekib see mingi ajaline mingi pidepunkt või et millest lähtuvalt sa nüüd nagu elu jälle näed nagu, või mingi uue alguse ta nagu tekitab. Ma nii õnnelik, et sa elus oled, sest ma pole ammu näinud. Ei ole, jah. Viimane kord, kui ma mäletan, kui me suhtlesime, oli niimoodi, või üks viimaseid kordi oli niimoodi, et sa helistasid mulle ja sa ütlesid, et sa tahad mu õde nikkuda. Et ta on hästi pandav. Oli nii, jah? Jaa, aga ma ei pahandast, et mu õde on sitaks pandav ja väga paljud tahate ta nikkuda. Millal see oli? See pidi ikka päris ammu olema. See oli täis, sa helistasid mulle, su õde on sitaks pandav, ma tahan su õde panna, ma ütlesin, tere sulle ka, Jakko, pole ammu suhelnud. Meil oli isegi imelik sükene nagu kas see võis olla, kas see võis olla nagu, ma kindlasti nagu ise mõtlesin, et ma olen ülimalt sarkastiline selle kõigega juures. No kuigi su õde on nagu väga pandav, aga samas
väga jah, ma tean, et kui ma täis olen, siis ma ma ei ole ka joonud nüüd nagu pikka aega juba. Ei ole või? Kaua sa kained olnud? Ma ei ütle, aga ikka piisavalt. Ma hakkasin jooma peale seda kõnet. Ei, mitte peale seda kõnet, aga umbes ma hakkasin jooma sel ajal niimoodi, siis ma ei saanud magada enam, närvid olid läbi ja siis ma siiamaani iga õhtu pean veini võlut jooma, et magada üldse. Ma olen alkohoolik. See on esimene märk, et võib-olla uneprobleemid tekivad hoopis alkoholist. Aga ma õnneks ma ei ole liiga palju, ma ei ole süke, kes ennast hästi putsi. Mul on 4 üles piisab või ma ei tea, poolest pudelist veinist, vaata. Et magama minna. Kas see on palju? 4,5. 4 pudelist veinist. 4,5. 4,5. Jaa, aga me ei ole ammu suhelnud. Millal tegelikult viimane kord oli, kui me suhtleme? Ja tegelikult ma arvan, et me oleme küll Facebookis midagi rääkinud, niimoodi küll vilksamisega niimoodi näinud ei ole. Võib-olla jah, ma olen kunagi... Mida sa oled kunagi? Kunagi helistanud. Korraks. Sa saad mu õde panna. Tahan su õde panna. Võib-olla kõik, võib-olla ainult seda olengi. Ei, miks me üldse, vaata, miks me lahku kasvasime vahepeal? Ma olen mõne inimesega lahku kasvanud viimasel ajal. Miks me lahku kasvasime? Mis juhtus? Sa mäletad? Ma arvan, et üks suuri elulisi muutusi oli ülikooli minek 3 aastat. Nüüd 4 aastat tagasi. Aga kas meil nagu mingit beefi olnud? Kas me riidu ei läinud või? Kindlasti oli. Ma ei mäleta enam. Aga kindlasti midagi oli, jah. Aga see ei ole oluline ju. Jah, Einar. Suudleme. ma isegi ei mäleta seda, siis ei ole oluline ju. Peaasi, et sa elus oled ja ma armastan sind. Aitäh, et sa oled minu jututoastana. Jaa, tervitaksin ka Einar Jõd. Kuidas me kohtusime? Mäletada esimest korda? YouTube'is. Sa vaatasid mu YouTube'i videosi? Kunagi ja võtsid mu ühendust. Ma olin kohe vaimustuses. Sa pole ainuke inimene, kellega ma niimoodi ühendust on võtnud. Sa pole ainukene sõber, kes on üks mu parimat sõpru, kes on minuga niimoodi ühendust võtnud. Priit Pikkas on teine, kes vaatas mu contenti ja siis läbi ühe teise sõbra saime tuttavaks ja kohal olime ühel lainer. Ja sul oli sama asi. Ma olen korrad ma hakkas sellest rääkima, mul kassi põra. Ma olen üks tüdruk, ma oleks saanud endale tüdruku ja mul oli siit nagu, ta oli nii armas, ta on nüüd, ma ei üldse hakka nimesid nimetama või kusta, kui ma hakkan midagi detailidesse minema, siis kohe saab aru, vaata, kellest ma räägin, et ma räägin temast, kui ta vaatab seda, kui ta kuulab. Ja kõik on lahtine ka, on ju? Ma ei tea, ta on, vaata, kui sa oled naine, on ju, ja sa oled juba saanud seda neegri munni, vaata. You never go back. Once you go black, you never go back. Ja ma tean, jah. Ma olen sellest, kus juures ma olen YouTube'is lugenud seda ka. Ma tean, et see on nii. Et üks fännidest kunagi hästi ammu, kes minusse kiindus, ma kiindusin temasse hästi vaba ja vallatu ja tait ja noor ja ilus aga lihtsalt ma olin noor ja loll ja ma mängisin arvutimänge ja ma olin süütu ja ma ei julgenud ja ma kahetsen seda, aga enam ei ole midagi teha. Nüüd ta nikub kuskil neegreid riigis, mida ma ei nimeta, sest muidu ta saab aru või keegi saab aru äkki, kellest ma räägin. Nagu nii ta juba saab aru, võib-olla vahet ei ole. Sa oled tegelikult, sa oled suht suures pasas omadega juba. Ma juba rääkisin sisse ennast. Sa rääkisid, aga ürita nüüd ennast, nüüd teeme nii, et nüüd sa ürita, ma modereerin korraks, ürita ennast nüüd välja rääkida sellest, ma ei saa vahele tulla enam. Okay. Lühidalt. Anni, sa olid sitaks lahe tüdruk, sitaks seksikas ja armas ja see oli üks kõige suuremaid vigast, mis ma elus teinud olen. Ja ma kahetsen seda. Aitäh, Einar. Midagi ei ole teha. Sorry, et ma mängisin Star Wars The Old Republicut samal ajal, kui sa mind sekspesus ootasid. Nii, kuidas meie kohtusime? Räägime videosi YouTube'is. Ja e-maili kirjutasid. Sa kirjutasid mulle e-maili, on ju? Ma ei usu. Kes see kurat on? E-maili kirjutasid. Ma mäletan e-maili reaalselt. See oli nii OG aeg. Võib-olla. See oli nii ammu. Sa kirjutasid e-maili mulle. Mul on siiamaani see Hotmaili login on nagu. Sa kirjutasid Hotmailist mulle. Hotmailist. Kirja. Et sa mäletad seda kirja? Ei, aga mäletan, et see oli umbes nii paks, nii pikk. Et mulle meeldivad su videod. Saame kokku. Võib-olla see on nii pikk, võib-olla mäletan valesti, vaata, võib-olla niimoodi. Aga et saame kokku ja bla ja et sa oled operaator, fotograaf, sa tegelikult ka nagu sama asjaga teed videosid, tahad ka videosid teha, vaata, sul on mingi ideid. Siis ma olin, muidugi, vaata, keegi polnud nagu peale Anni nagu vaata ühendust võtnud inimestis ja siis mõtlesin, davai, sõbra ka endal äkki on ja kes teab. Ma kogu aeg unistasin, et mul oleks keegi koos teha videosid, ma olen ka üksi, vaata. Mul on inimest, kes oleks ühel lainel ja siis me hakkasime videosid tegema, on ju. Pane mingi, sa saad mingi taha panna selle mingi kurva muusika.
nüüd algaks. juba mängib. Ja nüüd mängib, jah. Ja siis me tegime sükse video, mille nimi on Deal. See oli esimene video, mis me tegime. Oli, jaa. Oli? Jaa, ma mäletan, seal oli veel üks tüüp, kellega mul ammu suheld, Alex. Nii räägi. Alex ka, jah. Alex oli, kes ta mängis meil seda... kes tuli autost välja. Autost, mingi pakk oli, jah. Kurat, ma pole seda videot nii ammu vaadanud. Vaatame seda. Päris hea meenutada. Ja Alexi ema oli autojuht. Oli, jaa. Mingi Mersuga. Vabandust, keegi helistab ka samal ajal. See oli meie esimene video. Koos. Oligi Mersu. See Mersu ei lähe kunagi meelest. Ei, jah. Päris cool. Vaata, kas teised, lihtsalt tehniline küsimus, teised näevad ka seda, mida sa näitad või? Väga kuulevad, näevad kõik. Väga tuus. Väga lahe, jah. Wow. Kurat, see oli vana, tehniliselt ka mäletan, see oli 550t ja sellega sai 50 kaadrit sekundist teha, mis oli räige slow motion tollal. Jaa, Canonid oli siis teema. Canon oli teema, jah. Nüüd on see juba nagu ammune minevik. Jep. Oot, see on ja wow. See on hea kaader, see on mu lemmik. See on hea kaader, kurat. See läheb portfooliosse. Kuule seda foulit. Soojad sajad. Mine naudi. Et varesid, vaata. Ja see oli mingi random karakter, kellest ei viinud kuhugi nagu. See oligi point. See mu lemmik, see on nii hästi. Jaa. Soojad sajad, jah? See muusik läks nii täpselt. Aga äkki ma sain õhku soopis. See oli sinu esimene visuaalefekt. Rääkides visuaalefektidest, sa tegid visuaalefekte sükses filmis nagu The Border. Seal on kirjas, et visuaalefekt, ma tegelikult tegin värvikorrektsiooni selle. Mõlemad on sul kirjas. Ma mõtlesin, kas sa tegid selle visuaalefektse ka? Ei. Ta on tegelikult, kas seal ei ole mitte visuaalefekts, mingi department või midagi? Color correction. Ei, see on topelt läinud kuidagi vist. Ma ei tea midagi, võib-olla mingi error, ma ei ole vaadanud. Ma olen ka midagi tähele pannud, aga... See oli lühifilm, The Border. Jah. Kuidas sa selle otsa said? Lampi küsin. See oli ammu, aga. Mind huvitab, sest et see vend võttis minuga ühendust. Me mõlemad tegime post-apokalyptilist taolist filmi. Jah, see oli jah kuidagi... Kuidas sa said selle? Kelle munni sa pidi nimema, et see tuli filmi? Ei no, see oli ka eks ta oli siuke indie-film, eks ole. Kuskilt netist leidis su? Ei, tuttav vana kooliaegadest on režissöör. Ja noh. Ja siis me tegime videosi edasi, me tegime video Jope. Mis sul on parem Jope või? Tahad seda vaadata? Need on head asjad, mida meenutada. Me tegime Soolaleva peod. Soolaleva pidu on üks minu lemmikuid. See on see, mille poolest me oleme tuntud kahekesi. Aga kusjuures see eelmine sketš sealt nagu meenub üks olukord, et kui sa mainisid seda foulit, mis on nagu ülihalb, nagu see, kus nagu näha, et on nagu peale loetud. Ma mäletan, kuidas me seda ka peale lugesime. See oli niimoodi, et me filmisime 2 kaameraga tegelikult seda. Ma mäletan, üks oli see fotokas ja teine oli üks suurem Canon, millele käisid mini-TV kassetid, siis see tegi HDV-d. Millel oli korralik mikrisisendis, oli see pulga mikker, mis tegelikult käib kaamera peale. See oli Artur Talviku kaamera. Tervitusi. Ja sellega me lihtsalt salvestasime mini-TV peale nagu auto juures lihtsalt. Koha peal. Ja ma mäletan, Viigi emal oli kiire ka, siis me nagu tavai, räägi sisse lihtsalt. Vaatasime teise kaamera pealt videot ja siis nagu kuulasime, vaata, ütlesime, et kuula. See oli minu mingi tehnika, ma ei tea, kas mina leiutasin selle. Täpselt ei teadnud ju ka, mis ta täpselt ütles. Ilmselt. Ja siis ta lihtsalt ütles midagi sinna juurde. Ja siis nagu see kohe esimese asjana me saime aru, et see absoluutselt ei klapi ja ei sobi, ütlesime super. See oli, ma olin enne seda varem ka teinud seda niimoodi, kui ma tegin videosi mingi Rihoga või midagi, vaata. Siis ma olin ka niimoodi, me koha peal nagu vaatasime ja siis ma mõtlesin selle, ma ei saa aru, kas ma mõtlesin ise selle välja või kas reaalselt ongi süge tehnika olemas, et võtte platsil, et kõik background, kõik on nagu õige, vaata, ja siis tehakse nagu peale, linistatakse koha peal, samal kui vaadatakse footage'it. Et see on nagu, et sa ei pea nagu stuudios mingit backgroundi, mingit kuradi seda ambientsi või asju tegema, vaata.
No lühidalt, Location. nii palju kui ma olen ise näinud, siis helituubleid tehakse ka tekstile teinekord, kus tõesti võetakse ainult dialoog uuesti ülesse. Ja room tone'i võetakse. Mõtlengi, vaikus, et seal ju room tone oli nagu juba nagu paigas, see täpselt sama, vaata. Me tegime sellist. Aga see tegelikult kõlab jumala hästi ju. Sest seal on muusika kogu aeg. Ja. Okei, no ja vaata, see oli täpselt see, millest me nagu ka ennem rääkisime. Petab ära. Et ei, üks teine asi, millest me rääkisime, et vanasti nagu sai kõik need sketši-ideed nagu realiseeritud. See kõik tundusid nii vaimustavad ja lahedad. Ja nüüd on nagu aeg edasi läinud ja ma olen nüüd lisaks kõigele nagu ülikoolis vahepeal käinud. Ja mul on nagu mustvalgelt nagu kirja pandud, et näe, see on liiga sitt, ära tee seda. Nüüd me saame aru, vaata, mis... Ja, et mis asja sa helindad nii, et sa paned nagu mussi taha või? Et see on nagu kindlasti nagu mingi number 1 ei oleks kohe. Et see ma parandan selle kõik ära sellega, et ma panen mingi mussi taha, vaata, siis keegi ei kuule mitte midagi. Jah, et siuksed nagu odavad nipi... Aga samas nagu ma tegin isegi The Most Beautiful Days seda. Vaata see koht, kus ma kõndisin, vaata, koridoris selle ukse poole, kui zombi seal karjus. Sina tegid. Minu arust tegi Markus selle heli ja ta tegi väga hästi selle heli. Oota, ma räägin sulle, miks ma ütlesin mina. Räägi. Ma räägin sulle. Markusega teime heli. Markus Andreas on ju. Sound. Film audio. Kõva firma. Ja Eesti top notch firma. Top notch fucking hell. Teil pole rahagi film audio. Siis me tegime koos, mõtlesime, sest Markus läks minema siis, kui me filmisime seda. Ta pidi minema, ta läks, ma ei tea, väga tähtis asi oli, vaata. Sest me läksime ajaga nagu pekki ja siis ta pidi ära minema. Meil ei olnud platsi heli selle kas see oli viimane päev? See oli mingi viimane päev, vaata, see oli mingid pick-up vist kaadrid, vaata. Et me kõik olime ära filmid, me pidime järele vist mingid kaadreid. Või see oli enne lõpukaadrid, me tegime veel neid, vaata, mingid koridori liikumise asju. Ja siis Markus läks minema. Kas just sellel päeval ta ei saanud olla, võib-olla järgmine päev tuli tagasi, midagi sükest, ma ei mäleta täpselt. Ja siis meil ei olnud platsi heli, siis mõtlesin, et pohku, me teeme lihtsalt ära, on ja. Ja keegi teine vist võttis heli või midagi, ma ei mäleta. Võis olla küll, ma täpselt ei mäleta, aga võis küll selline olukord olla, kus meil keegi põhimõtteliselt siseliselt suvaline crew member võttis lihtsalt mingi suvaliselt midagi, et oleks referentsi. Ja siis pärast, mis sellest helist sai, oli siin täielik pask, loomulikult. Ja siis ma olin nagu, mida teha, on ja, et see oli nagu kohel kuulda, vaata, et seda küll kasutada ei saa, on ja. Ja siis me ei saanud, tegelikult see ei olnud probleem, sest meil oli palju selliseid kaadreid. Millest probleem oli see, et me ei saanud sinna foolisi teha, sellepärast, et neid väikseid helidetaile oli liiga palju, sest vaata, mis ma tegin, ma kõndisin, võtsin mingi vibu, vaata, ja siis ma komistasin, ja siis vibu lendas mööda seda maad, mingid nooled lendasid, ma võtsin mingi koti, seal oli nii palju helisid, vaata, ja meil ei olnud absoluutselt aega nagu, ja me isegi teadnud, kuidas seda teha, seal oli nii palju helisid, mida teha, vaata, kõik oli nagu täielt cancel, me proovisime, see tuli nii fake, vaata, ilma muusikata, sest tegelikult ma tahtsin vaikust seal, ma tahtsin totaalselt vaikust, aga kui sa vaatasid seda foolina, see oli nii fucking fake, seda oli võimatu teha nagu realistlikult selle ajaga, mis meil oli, ja siis ma olin nagu niimoodi, miks ma ütlesin, et mina, vaata, Markus on niimoodi nagu facepalmis on ja siis me kassisime, ja siis ma niimoodi vaatasin niimoodi. Oma kogemustest, vaata, ütlesin, me paneme siia muusika sitaks valjult peale ja peidame lihtsalt selle kõik ära. Ja oma kogemusest. Oma kogemustest. Kus ma olin lihtsalt, iga videos me tegime lihtsalt nagu blästisin muusikat sisse, et nagu ei saaks aru, kui siit kvaliteet see on. No ma arvan, et selles mõttes, et seal võis ka mingil määral jääda nagu tollaste oskuste taha sest et Markus on ka kõvasti edasi. Ta oli ka minuga ühel kursusel ja õppis heli ja nüüd läheb muuseas Inglismaale magistrit õppima ühte Euroopa parimasse filmikooli põhimõtteliselt. Millal ta läheb? Nüüd jaanuaris hakkab õppima, nii et varsti me ei näe teda 2 aastat. Ma ei ole teda näinud nagu nii. Sa ei ole teda 5 aastat. Ta on jällegi minu hea sõber, nii et alles ta oli kaitseväes, nüüd ta läheb sinna, ma ei tea, mul ei ole... Oota, ta on juba välja saanud või? Ta on väljas. Ilmselgelt, kui ta läheb juba kuskile. Ma ei ole teda näinud. Vahepeal lasti välja hull, aga pandi juba jälle kinni sinna. Ma viimati rääkisin. Ta ei ole küll akuutne, aga akustiline kindlasti. Akustiline, mis asi? Hull. Ta on akustiline hull. ma viimati rääkisin, aga siis, kui ta läks alles kaitseväkke. Okei, no see selleks. Lihtsalt see oli tervituseks Markusele, kui ta kunagi, ta nagu nii ei vaataks seda asju. Teda hui kotib. Ta vaatab mu asju, see imestaks. Ei. Okei. Ära usu kõike. Aga mina ka ei vaatanud. Soolaleiva pidu.
räägi soolapeost, miks inimestel peale läks, mis asi see on üldse, mis me tegime? Esimesed siuksed viral Eesti videod, mis me tegime koos, kõik tahavad 3. osa. Me tegime soolapidu, videosi, mis need videod ennast kujutasid. Kuidas see mõte üldse tekkis, kas sa mäletad? Mäletan küll, see oligi tegelikult täpselt nii, et sa olid Lasnamäele saanud mingisuguse korteri, mida sa üürisid vist. Mille ajal, selle tänava ajal oli siuke, et seal lasti mingi pommid kunagi õhku, mingi pommid olid seal, mingi inimesed lendasid õhku seal, mäletad, see oli pomm nagu see, mida juuakse või? Seda ka, aga see tänav, vaata, see tänava nimi oli mingi väga kurikuulus selle poolest, et seal olid mingid pommid reaalselt, mis mingid inimesed said surma seal. Ja ma just kolisin peale seda sisse sinna. Seal oli mingi terroriakt oli mingi toimunud või ma ei tea, mis asi. Mis see tänava nimi oli? Pommi äkki oli või? Ei, nagu kui ma selle koha nime ütleks või tänava nime, siis päris lahe oleks kõik mingi lõhkaine tänava ja siis seal kogu aeg ja siis ma kolisin sisse sinna ja sina tulid vist sa tulidki külla mulle, onju. See oligi täpselt nii, et kuna me tollal nagu tegime igal võimalusel üritasime contenti luua või mingid nagu ideid realiseerida. See oli niimoodi, et sa kutsusidki niisama külla, et joome õlle, mul on uus korter, vaatame koos jalgpalli, see oligi plaan. Teeme soolele peo. See oli seal videos sees ka, sa võid selle mängima panna taustaks. Ja ma mõtlesin, et võtan kaamera ka kaasa, et teeks mingi sketši, teeks mingi soolaleiva peo. Siis me hakkasime telefonis arutama mingeid ideid hullult, et kuidas seda teha ja niimoodi, või kas sa pakkusid ja siis ma ütlesin nagu kõige seal otsa, et kuule mees, pohhui vaata, et meil tuleb siis jumala hästi, kui me lihtsalt võtame nagu kaamera pohul. Võtsin kõige sitema kaamera, mis oli, mõtlesin, et võtame sellega üles. See oligi ideed nagu oleks koduvideo. Ja et oleks nagu eriti nagu tehniliselt ülihalb. Ma tahtsin mingit skripti vist kirjutama, aga ta ütlesid, Savi, teeme niisama. Ja mingid ideed jah, me ütlesin lihtsalt, et hakkame otsast tegema ja küll ta kokku tuleb. Sa tulid, ma vist ütlesin ka sulle, et kuule, et hakkame kohe filmima, vaata, ma panen kaamera. Ei, sa tulid ka ennem nende õllede kohale ja siis mõtlesin, mine tagasi. See oli jah, selles mõttes ma ikkagi tulin sisse, ma ütlesin, et kuule, davai, nüüd hakkame pihta, teeme uuesti mu tuleku lihtsalt. Ja kõik muu on tõsi elu. Täiesti improviseeritud ja loomulikult sellel videol on kõige hullem sound üldse, vaata, sest et seda ei saa absoluutselt valjemaks panna. Mingi täiesti peksab üle, vaata mingi. Ja siit tekkisid mingid kuradi... Väga hea, et sina seda videot näed, aga mina ei näe. Oi, sorry. Ma naersin videos ka. Siit tekkisid mingisugused... väga professionaalne podcast. Siit tekkisid, sellest videost tekkis siiamaani nagu mitte ainult nagu mingid meie vaatajad või niimoodi on ja nii palju, kui meil neid on, vaid nagu absoluutselt kõik, kes vähegi Eestis on nagu sotsiaalmeedias või mingid videosi, YouTube'is videosi vaatavad, mingid Eesti videosi. Kõik, kes vähemalt kuni 13 aastat vanad on. Jah, teavad seda video. Aga nad on nüüd juba, mõtle, päris paljud, kes tollal vaatasid, võivad olla oota. Meie vanused praeguseks juba. Vaata, noored arenevad tänapäeval kiiremini. Poole kiiremini, 3 korda kiiremini. Aga mingid teksid nagu need, kuidas on need nagu sayings, eesti keeles nagu mingid ütlused. Ei, teksid nagu tsitaadid, jah. Et just nagu mingid lambivennad tulevad minu juurde siiamaani mingi, mis siin mingi visati koolist välja või lükati hoopis või mingi naeravad, vaata. Ma ei tea, miks see just nende jaoks naljakas. See on üldse naljakas. See oligi asja point, et see ei olegi üldse naljakas nagu. Inimesed leiad oma lemmik tsitaat. Mulle samas nagu vaatan, see tundub selles mõttes küll nagu yesterday, et kui niimoodi nagu koos vaadates kõik need ideed tunduvad ülivärsked mingis mõttes, et täiega loogiline, et nagu nii tegime, vaata. Täpselt siuke asi, mida me praegu ka ilmselt teeks, kui me kaamera kätte võtta. Ega midagi ei ole muutunud tegelikult. Peaasi nagu unustada ära, et nagu, et sul on nagu mingisugune... ma hakkasin 10 korda naerma siin, ma ei suutnud teha seda. Me tegime seda nagu mingi 20 tuublit. See on hea ja see on päris. Ta kukkuski välja niimoodi. Pika vinnaga kapp nagu. See oli ka päris, sa tulid lihtsalt lampi. Ei, ma kütsin, et ma lähen duši all vist või? Ma ei tea, miks sa läksid. Võib-olla ma käisin duši all. Võib-olla sa tulid räpan. See on ka teine tsitaat. Jah. This is good. Mis see sul teleka peal on? Sitta. Ma ei mäleta. Ma mõtlesin, et sina praegu ühisid, mis asi. Ma ei saanud aru, aga ta töötab ju restoranis.
ma ei tea siiamaani, miks ma ütlesin sitta. see on hea koht. Tere sinu idee, noh. Puhas sinu idee, ma ei oleks iial sükse asja peale tulnud elu sees. Sa teed selle? Ja see kordus teises osas ka. Korduvad nälja. See on muidugi ülihea oksena. Türa kondina ma olen, mida vittu vaata, nagu mingi pomm. See on hea, see on ka päriselt. Siuke kapp oli nagu. Enda päriselt ropsiski. Ei, vaat see koht. Me olime putsis. See oligi päriselt, me olime putsis juba 2 õllest. Me oli rohkem, me ikka mängisime juurde vist, aga see kile oli all valmis. Jaa, tore. Mingi miim tekkis ka sellest ju, et kes see nii putru sööb või mingi, tere, mis asi, mingi miim tekkis. Mingi pudru miim tekkis sellest. Inimesed hakkasid jagama seda pilti, kus ma olin kapis ja siis oli mingi selline tekst oli peal, ma ei mäleta mingi, et pane uks kinni mingi, see on putru, ma ei mäleta. Oota, kas ma jäin sinna päriselt ööseks? Jaa, ja siis seal oli mingisugune, see oli enne mingisugune vanamuti korter, kes läks vist vanade kotti või kuskile. Või suri ära. Oh my god, mulle meenub. Ja siis me läksin magama, tere mingi räme sitta ais on üleval, vaata. Kus see tuleb ja siis Jaako järsku vaatab, et see tekk, mille sisse ma ta rullisin, vaata, mille all ta oli konkreetselt see sisemine pool tekis, oli mingi vana muti kuivanud sitaga koos ja see haises, lihtsalt mingi vedel pask oli ära kuivanud selles tekis. See oli jah, nagu... Ausalt, ma ei teadnud seda, ma ei andnud seda meelega. See oli huvitav, jah, see oli... Mida me tegime? Oota, ma üritan korra meenutada, oota. Ei, see oli ikka rets. See siiamaani, see lõhn nagu, see on mul siiamaani, kui ma meenutan. Väga hea, ma mäletan sellist vängust. Sellist vängust, isegi kui sa paned kemmergus, paned oma pea, hüppad sinna auku, vaata. See ei ole ka nii hull. Mida me tegime selle tekiga, mäletada? Viskasime selle rõdult alla. Siis ma mõtlesin, et pohku, et ma pärast toon ära hommikul, keegi oli seal ära varastanud. Ei no mõni vapper kodutu äkki, kes nagu mingi ma saan elukesi hakkama. Tõmbas samamoodi. Sitt on juba peal, vaata, ma peasin ise sittuma. Ei no igal juhul, toredad ajad. Mul on hea meel ka nüüd pole Einarit tegelikult reaalselt aastaid näinud. Ma näen hea meel, et tegelikult nagu suurt midagi muutunud ei ole nagu. Mul on ka sitaks hea meel, et see pole muutunud. Ei, ma jään nagu, see on kurb ka, sest inimesed kogu aeg nagu ütled Jako, sa pead nagu kogu elu nagu räägitud, et Jako muuda ennast, et sa oled imelik, vaata, et sa pead normaalseks hakkama. Et seda ei juhtu. Ma võin kinnitada. Miks peaks normaalne? Miks see veel on eriline? Jah, aga täpselt see ongi nagu. Mul on väga hea meel, et see pole muutunud. You are who you are. Yeah. Accept who you are. Mida kauem aeg edasi läheb, seda rohkem saavad need inimesed aru, et nad on fucking igavad. Seda küll. On väga palju igavaid inimesi, kes ütlevad, et miks sa iga... Või siis teevad hästi palju kalambuuri selja taga. Mis kalambuur on? No, räägivad taga. Hull vend. Hoia eemale. Ma olen viimane on seriaali võttelt, on päris hea nagu... Sina räägid raudselt sitaks taga minust võtteplatsidel. Ei, ma kusjuures, kuna pole ka ammu kokku puutun, siis ära solvu, aga noh, selles mõttes sa oled selles mõttes nagu ununenud, et mis ma sust ikka räägin. Ära nii palju ka arva endast. Ja pealegi nii palju aega on kõikidest asjadest möödas ja nagu... Ma siis lootsin, no, et äkki vaat. Ja, et võib-olla sa saad ka nagu tähelepanu. Aga viimane huvitav tagarääkimine oli näiteks seriaalivõttel oli, kus ma kuulsin, et Grimeeri arvas, et ma võiks mingil hetkel noaga kallale tulla. Ta ilmselt arvab, et ma olen püsti hull. Miks? Ma ei tea. Huvitav, miks? Vaatame Soleve pidu kahte. Vot siis täpselt nagu. Ma ei tea, kas ta vist ei ole neid videoid vaadanud. Igast väga huvitav, jah. Võib loetleda ette veel mingid projekte, kus sa oled osalenud, mida ma üldse IMDb-st välja noppinud. Sinuga koos või? Üldse. Ma olen professionaalne podcast. Sa oled ikkagi teinud research. Ma tegin researchi. Palun väga. Sükene film nagu Diamantes Negros, kus mingid aafriklased või, ei, hispaanlased, mingid vaesed hispaanlased tahavad jalkastaarideks saada või? Midagi sükest. Mis tegid seal? Pilte pildistasid? Ma olin 1 päeva fotograaf. Pidin olema vist küll produtsentide meelest 2, aga olin 1, sest et Türa, see oota, fucking ma pean selle pildi ära panema. See tuleb nagu sul nagu läbi kogu aeg või? Mis läbi?
kui sa salvestad oma ekraani. Ei, ma pärast monteerin, aga siis saaks mind häirima nagu. Saaks võtan selle eest ära. Mul jäi see gurmee, vaata nagu sul ekraani ei salvesta, sa paned lihtsalt need klipid ise juurde. Ma panen pärast ise praegu ei salvestast, et ma veel ei lindista OBS-is. Ma hakkan varsti OBS-is lindistama. Seda, et salvestab seda ka. Jah, seda nagu desktop. Mega äge. Soovin edu. Thanks, mees. Tuled jälle. Lemon Party diivan on sul proovimata. Oh yeah. Siin saab igast pulli teha, et see areneb, aga... Nii, oota, kuhu me jäime? Diamantes Negros, et kuidas... Mul ei ole sellest pikalt rääkida, ma olin seal ainult 1 päeva ja see oli päris ammu kaagi. Ma olin lihtsalt Eestis fotograaf, see oli rahvusvaheline projekt. Filmid Eestis? Mingit osa filmiti Eestis. Aha. Et neil oli ilmselt mingi budget case, sest et nagu... Ma mäletan täpselt, see on naljakas, et sellised asjad jäävad meelde. See oli, mulle pakuti 50 € vist või? Yeah. Ja nagu ma ütlesin 50 €, ma teen siis nagu 50 sulas, et üks päev, et tavai on ju. Yeah. Küsiti, et aga nagu ma ütlesin 25 päevas, et nagu ma olin nagu, et sa teed nalja, et mu nagu kaamera tehnika rent päevas oleks juba 50, et ma heast tahtest tulin. Ja siis oli see, et me tegelikult ootasime midagi muud ja siis okay. Aga sa ei olnud nagu siis veel nagu väga palju, sa olid filmikoolis veel või? See oli isegi enne filmikooli. Sa ei olnud palju teinud on ju midagi? Ei, ma ei tea, seda nüüd võib-olla ma arvasin endast liiga palju, samas kui ma vaatasin see oli peale soolajapidu videosi on ju? Jaa, aga ma ikkagi nagu pilte vaatan. Kuulsa hakkas pähe, on ju, sa tegid soolajapidu videod, Kuulsa hakkas pähe, sa oled nüüd famous, soolajapidu on ju, kõik teavad sind, kõik tunnevad sind tänal ära, võtsin Diamantes Negros, fotograaf. Andke pappi. Andke pappi. Ei, see oli... Ma arvan, et ma tegin siiski nagu need fotod olid nagu pressi tasemel ja selles mõttes nagu mingi teatud hinda nad eeldasid, sest et mul reaalselt oli normaalne tehnika ja nad arvasid, mingi keskapoist teeb pilti, et see on nagu mingi cheap shit, vaata, aga ei, nagu ma olin reaalselt nagu profitehnika nii edasi, vaata. Ja ma tegin korralikult ja kõik fotod tegin üle Lightroomis ja nagu mingi, siuke nagu full service nagu. Ja pingutasid nagu üle nagu alahindasid. Nende mõistes, kuigi ma tegin enda nagu standardile vastavalt. Täpselt, nad alahindasid sind. Ja põhimõtteliselt küll, jah. See on näe, ma tean. Ei vahet selle, selles mõttes... Mul on siiamaani nii. Ma saan aru, et sa oled seal kõik välja kirjutanud, et liigume edasi, see on kõige mingi, see on siuke väike ots, et kui sa kõiki neid päevaseid projekte leiad, kus ma olen 1 päeva olnud, siis meil on habe otsas selleks aeg, kui me lõpetame. Aga see ükskord, kui see on nagu tualetti filmisid pool tundi. Järgmine projekt oli The Most Beautiful Day. Suht. Oli või? No lähedal, umbes. No minu noteside järgi. Noteside järgi, jah. No umbes peale seda. See oli ju, DMBD oli täpselt enne ülikooli ja peale keskkooli. Mulle meeldis, kuidas sa ütlesid, DMBD, thanks mees. Kuidagi väga seksikas. Minu jaoks nii jäänud. DMBD, väga seksikas. See oli, sa olid siis BFM-is, sa käisid BFM-is. Ei käinud. Ei käinud või? See oli enne ülikooli. Sa läksid peale seda BFM-i. Ma mäletan, et kui ma käisin sisseastumiskatsetel, siis ma sain neid asju näidata. Jaa, sa said juba DMBD-d näidata. Ma sain näidata lõike sellest filmist. Ma arvan, et meil ei olnud film valmis veel selleks ajaks. Yeah. Aga sa küsisid mult, kas sa võid kasutada ja siis ma nagu go ahead. Midagi sellist oli, jah. Yeah. Ja ma sain mingid lõike sult. Okei. See oli minu jaoks ka nagu filmikool enne, kui ma pole üldse käinudki filmikoolis. Ja sina ka põhimõtteliselt nagu juba, tegelikult see oli suht BFM-i lõputasemel lühifilm. Tehniliselt oli ikkagi päris hea. Või nagu isegi nüüd praegu niimoodi... ma ei saa öelda, et objektiivselt vaadates, sest sa alati näed subjektiivselt. aga ta nagu mulle endale tundub minu enda töödest nagu täiesti nagu tasemel, selles mõttes, et ma julgen seda praegu näidata ja ma tegin kooli ajal palju halvemaid asju, kui see on. Et ma selles mõttes... Et see oli meie mõlema jaoks nagu lõputöö. Nagu filmikool, enne kui üldse kooli läksid. Ma lõpetasin kooli enne kui kooli läksid. Ja mina lõpetasin, ma tunnen, et ma lõpetasin filmikooli ilma, et ma oleks üldse filmikooli läinud. Sest enamus ju crew'st, meie meeskonnast olid ju filmikooli inimesed. Seal oli filmikooli inimesi küll. Pooled olid, noh. Umbes nii, jah. No nii ta kipub olema, sest et sa teed indie-filmi, sul ei satu tegevaid professionaale platsile, sest nad on hõivatud juba nagu nii-öelda päris projektidega, kus nad saavad ka tasu, on ju, sest et see on nende leib mõistetav, on ju. Elan ise umbes enam-vähem samas olukorras. Et... Kas mäletad, mis on esimene asi, mis sul meelde tuleb, kui sa mõtled The Most Beautiful Day, kui keegi ei tea, mis see on, kes seda huulab ja vaatab? The Most Beautiful Day on minu ainukene film, mis ma kunagi teinud olen minu esimene lühifilm, postapokalüptiline ulmefilm, pool tundi pikk ja selle võtteperioodi jooksul, mis kestis tegelikult võib-olla aasta või kokku,
ma ei tea, mul vähemalt võib-olla päris nagu filmimine kestis võib-olla mingi paar kuud või vaata on-off nagu. Me filmisime, võib-olla sina sind ei olnud alguses. See oli hea lugu muidugi, ma ei tea, pikalt me seda räägime, aga seal oli alguses teine operaator üldse. Yeah. Mul oli 3 erinevat, nagu see projekt oli nagu 3 põhimõtteliselt staadiumis. Esimene kord, kui ma tegin enne filmisin, Ivan oli siis kohe vaata meiega, ma hakkasin nagu enda sõbra Ivani sitt, kellega ma elasin koos, me hakkasime koos tegema seda ja elasite koos? Me elasime koos, me ei seksinud. Piisavalt. Oleks võinud rohkem seksida. Aga siis oli produtsent, oli veel Filmino Kuurov BFM-ist ja igast, seal oli põhimõtteliselt esimest korda, kui me hakkasime filmima, siis enamus nendest nii-öelda nagu tegijatest, kes teadsid, mida nad teevad, sest ma ei olnud kunagi filmi teinud, olid sellised inimesed, keda absoluutselt ei kottinud see projekt. Ja sellepärast see läkski ka perse, see oli üks põhjustest. Teine oli see, et ma absoluutselt ei teadnud, mida ma teen ja mu graafik läks kõik, ma ei teadnud, et nii kaua aega läheb asjadega, vaata. Ja seal oli tegelikult üks inimene, kelle mina kuidagi paati tõmbasin, Karl Joonatan. Tema päästis ära. Kes päästis filmi ära. Tal oli nagu sellel ajal, tal oli ikkagi nagu võrreldes meiega, tal oli ikka nagu oskused ja kogemused. Ta oli tõeline proff. Ta oli meie mõistes oli kindlasti, ma ei tea, kui ma praegu teda vaataks, ta oleks võib-olla nagu sama tüüp nagu, et ei tea niimoodi. Aga ta igal juhul jah, tänu temale see tegelikult, see sai käima, sest et tema suutis nagu mingeid realistlikke asju pakkuda. Et ei tekkinud ta teadis protseduuri. Ta võttis tegelikult selle nagu režissööri assistendi / mingis mõttes mingi tegevprodutsendi rolli üle. Et ta nagu, jah. Ta teadis täpselt, vaata nagu, et ta oli see, kes tuli esimesed 2 korda läks perse kõik, me pidin uuesti filmi vaata. Isegi enamus kaadri, mis me esimest korda filmisime seal Filli ja nendega, neid ei kasutanudki, ma kasutasin treileris ainult põhimõtteliselt. Aga siis, kui viimased võtted olid mingi paar nädalat, mis see oli või nädal, kus sina olid operaator, siis mis seal juhtus oli see, et kuna ma ei olnud kunagi stsenaariumi niimoodi kirjutanud mingil filmile, siis reaalselt seda filmi tegema hakanud, siis mul ei olnud mingit ettekujutlust, kuidas üldse lugu jookseb ja mis asi on üldse üks lugu, vaata. Nagu see Hero's Journey põhimõtteliselt. Karl oligi see, kes KJ või? Karl Joonatan, Karl Joonatan, KJ. KJ Carrots. DJ KJ Carrots. Ma ei tea, ma ütlen Joe talle. Joe ütles mulle, et süke asi on olemas nagu Hero's Journey. Ma olen nagu Hero's what? Hero's Journey. Ja siis ta hakkas mulle seletama, vaata, kuidas lugu peab jooksma. Ja siis ma nagu vaatasin oma lugu, ma ütlesin, see on totaalne pask, mis ma kirjutasin. Aitäh, Karl Joonatan Karits. Ja siis põhimõtteliselt, mis juhtus oli see, võtte platsil ta orgunnis kõik niimoodi ära, et vaata ajaliselt me jõudsime kõike teha. Ja ta veel valgustas ka, vist aitas valgustada, sinu koos. jah, see oli mingi väga, ta võttis mingisuguse, tähendab, tollal tundus kõik, et üliprofessionaalne ja siuke, et oi, me teeme siin nagu megakõva asja, sest kui nagu tagantjärele võib-olla nagu need emotsioonid on nagu tollest ajast, et kui ma praegu oleks näinud asja, kus sul First AD tõstab lampi, siis nagu sa oleks nagu tõenäoliselt kohe nagu mingi oma mütsi nurka või siin mingi võtsi, ma olen minema siit. Aga samas nagu näha, siis nagu tegelikult selline asi, nagu ta võib mingites nagu oludes nagu toimida. No midagi seal oli, tähendab, meil oli ka nagu, see oli ka umbes nii, et ta nagu juhatas päris paljusid vägesid. See oli tema poolt päris nagu siuke nagu vapper, või et tegelikult nagu isegi, et tema närvi ei läinud. Või et nagu, et tema ei olnud see tüüp, kes nagu, ei, quit this shit, vaata, mina ei tee kõike teile. Ma siiamaani tunnen, et see oli osaliselt sellepärast ka, et ta reaalselt nägi midagi, ta nagu tundis, et sellest võib tegelikult päris hea film tulla. Kas seal oli valgusmeister konkreetselt üldse meil või? Ei mäletagi. Sina olidki ja siis Karitsiga koos. No, mina olin nagu nii-öelda DP, aga ma ei mäletagi Indrek ka vahepeal tõstis midagi, tegi sättis, vaatas valgusi. Meil olid veel, seal oli nagu tüüpe, kes aitsid lampe tõsta, et Aimo Sobard oli tollal juba abis ja Jep. Aga põhimõtteliselt hästi, ma olen hästi tänulik. Ma alati nagu, kui ma mõtlen The Most Beautiful Day projektile, siis mul tuleb meelde see, kuidas Karits oli see, kes lõpuks selle asja nagu, ma ei tea, kas kotti pani, on õige mingi väljend või? No mõte on hea. Et nagu pani kotti, et ta nagu tõmbas selle kokku, tegi niimoodi, vaata, et asi on tehtud. Ta oli nagu proff, vaata.
pani kõik, tegi graafikud, asjad kõik, vaata. Et koos Ivan ka aitas hästi palju nagu peksta inimesi, vaata, tagant nagu. Aga põhimõtteliselt tänu Karitsile ma sain selle valmis, tänu Karitsile see lugu jooksis, tänu Karitsile ma pärast montaažis tegin selle filmi täiesti ümber, sest ta vaatas, ta ütles, et see on pask, et no ta ei öelnud niimoodi, mina oleks öelnud kellelgi teisele, ta oli viisakas. Ta ütles, et see jookse, et see on liiga pikk ja see on nii ja naa ja Hero's Journey ja et see peab siin umbes siin 15 minuti peal peab juba see juhtuma ja siis võiks juba 10 minuti pärast see juhtuda, vaata. That makes sense, vaata. Siis monteerisin täiesti ümber, ma filmisin nagu story muutus mul montaažis. Täiesti. See koht, vaata, kus ma seal, see karakter Sherman loeb, vaata seda päevikut ja siis läbi selle saab teada, kuidas välja põgeneda punkrist. See oli totaalselt hiljem tehtud story niimoodi, et me filmisime kuskil peldikus neid close-up kaadreid. Ma ei tea, kas sina olid siis? Võib-olla mingi teise operaatoriga. Filmisin close-up vihiku tekstist kuskil seal Mustamäe peldikus. Olin küll mina, jah. Olid, jah? Ma ikkagi, ma tean, et Philly filmitud olid mingid paar asja, mis jäid vist filmi. Trailerisse, võib-olla midagi. Seal flashback seeni. Kannibalid, jah. Jah, kus need motikatega tulevad. Sest ikkagi 99,9% sai lõpuks minu poolt tehtud. No sa olid ma ikkagi tean enamikke neid asju, millest sa räägid. Okei, sorry. Ma lihtsalt sorry, aga this conversation is over. Ja, Phil oli ainult lõpuks nagu see, tema tegi filmis kannibali stseeni. Tule see kaader, kus vaata, ma olen vibuga seal taga ja siis nagu vaatan üle selle, vaata ääre ja siis kannibalid vaatavad üles ja siis mina olen ennast nagu ära peitnud ja siis kaamera läheb tagasi. Meeletult hea handheld. See continuous shot, kui palju me tegime seda või? Meeletult. 20 korda. Wow. Ja Phil ei saanud alguses arugi, mida ma tahan, vaata. Ta tegi hoopis mingit oma loomingut, siis ma nagu, ei, see on lihtne, see on lihtsalt continuous shot ja me peame ära tabama selle õige momendi ja siis lõpuks nagu, me kogu aeg harjutasime, tegime sükest liigutust, vaata. Niimoodi nagu mingi tegin trenni seal türana ja siis 20 shoti pärast tuli. Eks oleneb continuous shotist, on ju. Mul siiamaani mõni asi võtabki 20 tuubit. See ei olnud üldse, ei paista raske tuubel, vaata, või raske kaata. Ma ei tahaks siin praegu hakata mingi, ma võtsin Philly töö ära, ma või parem oppe, ärme sinna lasku. See on nagu nii parem oppe, seepärast sa filmisid enamus filmist. Ja ma mäletan ka, kuidas ma sinna, ma mäletan ka seda, et sul oli selle eelmise meeskonnaga, see nüüd nagu, see ei puuduta isegi mitte ainult Philly, aga nagu laiemalt, sul oli mingi error sellega. No põhiliselt minu pärast, sest mul ei olnud kogemus. Sul oli endal see error ka ja sa otsisid nagu uut crew'd ja ma mäletan täpselt, mis hetkel see oli, kus sa minuga ühendust võtsid. Ma olin emaga käinud Tenerifal reisil, ma olin seal teinud mingisuguse foto mingitest merekuubikutest, mingisuguse asja. Väga romantiline. Mingi asi oli, ma ei tea, kas ise mäletadki nagu. Sul oli see pilt silma jäänud. Mul meeldis see räigelt. Ja sul meeldis see foto täiega ja siis sa nagu hakkasid nagu mõtlema, et aga Jako nagu ka filmivend ja teeb. Ja nagu ta näeb, vaata. Midagi sul nagu klikkis, sest sa küsisid, sa konkreetselt küsisidki minult nagu Facebookis, Messengeris või kui seal kirjutasid, et kuule, mis sa arvad, et ma siin teen seda DMBT-d, et mis sa arvad, kui sa tuleksid opeks ja ma olin nagu mingi, wow, siuke võimalus praegu anti või? Mingi no shit, muidugi teeme nagu. Siis ma vaatasin seda, sest et see oli siuke, mul tuleb meelde seepärast, et see pilt nägi välja siuke ulme, vaata, postapokalyptiline veits või siuke sci-fi veits, nagu siukene hästi nagu vaata nagu natuke siuke nagu Christopher Nolan või siuke. Ta oli siuke must, jah, see kuskil olemas, see on siuke mingi mustvalge sinise tooniga siuke. Ja kui sa niimoodi mõtled, sest ta on nagu selle punkri moodi küll natuke või selline. Klappis võib-olla lihtsalt täiega joppas, et see foto selline oli või nagu tänu sellele klikkis. Ma arvan, et see oli saatus. See nagu sünkronissiti. Aga ma mäletan seda hetke küll. See on meelde jäänud, Einar. See on mul. Ja siis ma teadsin, et sina saad aru mu visioonist, kui ma seda pilti nägin. Siis ma hakkasin rohkem su pilte vaatama, siis ma saan aru, et see vend teab esteetikat nagu cinemaatilist esteetikat, nagu ta saab, vaata, Philliga, tema jaoks oli lihtsalt nagu töö, vaata. Ta vaatas kelle, et umbes tal on need kaadrid, siis läheb koju, vaata. Ta ei kottinud absoluutselt, mida me teeme, aga sa olid nagu juba eos nagu sükene vend, et sa said aru, mis on ilus. See vend või, see, kes nagu läheb ja siis teeb niimoodi. Niimoodi, vaata. Ja siis, kui me läksime punkrisse, kui me hakkasime shotlisti tegema, täpselt see juhtuski. Siis me olime mõlemad niimoodi, sa olid mingi, oota, kui siit vaata, tuleb mingi, filmime siit, siukse kaadri, siis ma mingi, me klappisime jumala hästi. Aspiring filmmaker. Aga see oli tore. Meie visioon klappis. Ma arvan, et see oli tore, et ma ei olnud filmikoolis veel käinud selleks ajaks. Sest ma oskasin seda hullut hinnata, et on võimalus teha sellist asja. Tollal ei olnud ka, kuna ma tean, et ma kastusin ülikooli pärast seda filmi,
siis ei olnud ka seal midagi kindlat, et ma saan üldse ülikooli. Seetõttu tundus see nagu veelgi enam nagu minu jaoks nagu võimalus midagi päriselt teha ja proovida. Yeah. Aga nagu ma siiamaani ma nagu julgen seda filmi, ma julgen seda näidata, et this is my job, vaata, mul ei ole nagu see on ammune asi. Mul on ülikooli ajal tulnud erinevaid asju ja nagu nad on ikkagi nagu, kas nad on sellel tasemel või on halvemad. Et nagu selles mõttes, noh, ma ei tea, mis tõttu see nii on. Ma räägin lihtsalt nagu vormiliselt siis, noh, et visuaalselt. Thanks, ma loodan, nagu... saame lähitulekus veel koos, et väga. Kas võtan kohe püksid? Oota natuke, teeme podcasti ära. Selleks on see diivan. Selleks on see Lemon Party diivan. See on teiseks podcastiks. Siis kui on rohkem inimesi. See Roof Knocking on mingi film, mingi lühifilm, mis sa tegid. Kas see oli tudengifilm või? See oli koolitöö, jah. Sa oled palju teinud tudengifilm, üle tosina, on ju? Opereerinud tudengifilme? Opereerinud võib-olla nii palju ei ole. Kas sind armastatakse tudengite seas? Vaevalt, et mind keegi Kas nad peavad hulluks siin? Kindlasti. Hulluks geeniuseks? Võt see on suhteline jah, et kas nagu hull või hull geenius. Hull geenius on nagu tore, vaata. Yeah. See on nagu positiiv, vähemalt lõpeb positiivselt see lause, vaata. Yeah. Mõni vaatab, et lihtsalt hull ka. Yeah. Mu õde vaatas, ütles mulle, et ta vaatas, et see on nagu hull. Aga mina tean, milleks sa võimene oled, et hullud ongi kõige põnevad inimesed ja neil ongi kõige huvitavad visioonid. Su õde, jah? Yeah. Mu õde. Oleme jõudnud jälle tagasi sinna. Ei. Läheme nüüd üle sellest. Sa oled valgustanud ja opereerinud palju tudengifilme. Nii järgmine notes on Räägi mulle Mehetapp ja Süütu vari filmist ja Võta või jäta. See on mingid hiljutised projektid. See on päris lahe, sest et ma tean sitaks nendest filmidest, sest et ma olen mõlemal nendest mängufilmidest olnud ainult ühe päev. Jälle, ühe päeva. Jaa. Sul mingid... See on naljakas ühtaegu tore, et vahet ei ole, kui kaua sa oled seal olnud, kuhugi läheb kirja juba, et sa oled seal tööd teinud. On mõnda sükest projekti ka, kus sa oled mingi hullult tööd teinud, vaat hästi kaua on ja siis sa pole kirja kuskil läinud. Need on töös ja ma arvan, et ma lähen kirja seal. Okei. Näiteks sa saad rääkida mingist projektist, mida sa praegu teed? Mingi uus film. Üks, mis on nagu gift, kus ma olen vahepeal käinud, on Tõde õigus. Nagu uus mängukas. Päris suure eelarvega nagu Eesti mõttes. Nad filmivad seda praegu või? Neil peaks olema nüüd see põhiosa tehtud. Mis sa tegid seal? Ma olen valgustaja. Main või mingi abi? Ei, assistent. Okay. Jumala eest, kui ma oleks valgusmeister, sükse asja, siis siis sa istuksin podcastis. Ma istuksin praegu ilmselt. Thanks, mees. Aga okei, Mehetapp ja Süütu vari ja Võta võtast ei oska midagi rääkida siis. Mul ei ole nagu, ma olin seal tõesti vähe. Need on kuskil, ma tean kuskil internetis on kirjas, et ma olen seal olnud. Aga mingi dirt ei ole, midagi juhtus seal, mingid famous nimesid. Mitte siis, kui mina olin. Okei. Ma kujutan ette, et ei tohiks rääkida, kui teaks. Pärast keegi helistab mulle kurjalt, et mida sa melised. Kas sa mingitel NDA, mingitel lepingutel oled ka pidanud alla kirjutama, et kui sa valgustad näiteks ükses mingi Eesti suur filmis, mis on mingi allfilm, mis iganes allfilmi poolt produtseeritud, näiteks, et kas sa pead lepingul alla kirjutama, et sa ei tohi nagu rääkida nendest asjadest, mis sa seal näed? Nagu podcasti alguses mainisin, siis lepinguid väga harva tehakse Eestis. Right. Aga siiski, ütleme, kui sa saad hommikuse call sheet'i kätte, kus on päevagraafik, siis seal on nagu alati päises kirjas, et setide pildistamine ja sotsiaalmeedias fotode jagamine on keelatud. Üldiselt kipub küll nii olema, et crew memberid teevad vahest mingeid pilte niimoodi, üldiselt nii, et võtet ei ole väga näha. Enda jaoks või mälestuseks vaata. Et selles mõttes, et keegi ei tule sul nagu ütlema, et ära tee pilti. Kõik teavad, et nagu kuule halloo, et sa oled nagu võttel, seal on näitlejad, inimesed on seal tööl. No shit, et sa ei jaga seda. Nagu, kui sa seda teeksid, siis sa tõenäoliselt enam ei kutsuks keegi. Nagu. See on professionaalsus, jah. Ma esimest korda elus hiljuti kirjutasin alla NDA-le nagu, oli non-disclosure agreement, veits keksin nagu, mul meeldib sest rääkida. See on päris kõlab ägedalt, mis asi see oli. Ma olin nii lähedal, sa ei usu, kui lähedal ma olin. Ma sain peaaegu Netflixi järgmise kõige suuremasse mängufilmi Ryan Reynoldsiga nimega Six Underground. Sain rolli mängima lätlast, mingit noort Läti kaptenit. 5 stseeni, 2 dialoogi ja close-up emotsionaalsed stseenid. Nagu see oleks mu fucking elu muutnud. Mind penniti siin ära, vaata, ma olin nende lemmik. Nii. Ja ma kirjutasin NDA-le alla, saatsid lepingud, selle niimoodi, vaata, mustaga olid sensoriseeritud ja siis ära välja lõigatud nagu dialoogid, ainult minu dialoogid alles jäetud. Ja siis oli NDA non-disclosure agreement, et ma ei tohi mitte kellegile mitte midagi sellest rääkida, mis ma seal skriptis loen, mida nemad mainivad, mitte midagi. Ja
ja juba sa tegelikult praegu lähed põhimõtteliselt kohtusse. ei, seepärast, et ma ei saanud seda rolli. Ikka vist ei tohi rääkida. Aga sa ei räägi detaile. Ma ei räägi detaile, seepärast tegelikult seal ei ole midagi rääkida. Okei, see, kus mina olin, seda ma saan rääkida, seda internetis ei ole. Aga enamus infost on tegelikult internetis juba olemas. Mis siis juhtus, tähendab, miks sa ei saanud? Ma ei saanud seda sellepärast, agent ütles mulle ka, ma sain agendi Londonis. Et tegelikult see Londoni trip, mis siis ma tagasi tulin, oli sitaks success, nagu 4 kuud olin Londonis, ma sain päris hea agendi ja agent nagu peaaegu close'is selle diili ära ja siis filmi hakati ümber kirjutama ja nad ütlesid mulle, okei, võimalus on, et nad kirjutavad selle karakteri välja, et nad ei tea, mis selle karakteri teevad veel täpselt, et siis sa ei saa seda vaata, aga et kui ei kirjuta, siis sa saad, et oota natuke. Siis ma ootasin ja siis kirjutasin agendile, et mis uudis on ja tüüp helistas neile ja sai siukse vastuse, et et me otsustasime, et seda noort kaptenit, et me ei võta näitlejad, et me võtame päris kapteni, kes on vanem ja paneme ta mängima põhimõtteliselt või nad leidsid päris kapteni, military mingisuguse marine'i või mis iganes on ju, naval officeri. Okay. Ja siis leidsid, kas nad nad ei räägi detailides, kas nad leidsid kellegi, kes oskab näidelda või siis otsustasid, et suva, et ei ole vaja mingid emotsionaalsed close-up ja mida iganes, kirjutasid natuke ümber seda, vaata, et see on mingi kiiresti ainult näeme seda kohta, vaata. Ja siis agent ütles mul ka, et see on enneolematu, seepärast, et kui juba on pennitud näitleja tema näitlemisoskuste pärast, sest et on emotsionaalsed close-upid, tüüp on mingi peab nutma või midagi, on ju, siis on imelik, et järsku valitakse, ei, ärme võtta seda head näitlejad, kes oskab sitaks hästi mängida. Võtame parem mingisuguse suvalise venna, kes ei olegi näitleja ja siis lihtsalt teeme hästi nagu lihtsalt ja kiirelt selle asja ära, meil ei ole vaja sükest stseeni. Et seda juhtub palju nagu, sest tavaliselt nagu kui sükest stseen on sees, siis see on nagu inimesed, kes teevad filmi on ja kui mul oleks mingi, ma kujutan ette mingi stseen mingi kapteni close-up, kus ta mingi läheb crew'ga vaata nagu põhja, siis tuleb süke nagu vaikus hetk, ta vaatab oma crew'le otsa vaata pisarad silmis on ju. Titanic in 3 seconds. See on epic, vaata. Oled näinud Titanic in 3 seconds? Ei. Nagu, the ship's gonna sink. Nagu see lause koht, vaata, ja siis lihtsalt kohe läheb. Nagu. Täpselt, võib-olla nad muutsidki, nagu mõtlesid, fuck it, et attention span ja lõikame välja, teeme lihtsalt hästi kiirelt, tegidki midagi sükest in 3 seconds selle seenina. Pani lihtsalt mingi kapteni nii tegema ja ma ei kujuta ette, aga see agent ütles, et ta mingi 10 aastat agendina tööd teinud, ütles, et ta pole kunagi seda asja juhtunud. Et ta oli täiesti kindel, et ma saan selle rollina. Sest et kui tema seal selle agentuuriga seal helistas, vaata edasi-tagasi, siis ta oli mingi, he's our favorite, he's number one, we're gonna, yeah, that's the guy, vaata. Kurat, selles mõttes jällegi nagu vaata, selles mõttes ei tea, vaata, et kas oleks nagu nüüd tänu sellele juba nagu jalg ukse vahel ja oleks nagu mingi täiega käima läinud, vaata. Või oleks olnud lihtsalt mingi teed end, vaata. Seda ei tea, aga kindlasti oleks olnud väga hea. Kindlasti oma üüri ära makstud ja süüa natuke. See on esimene esimene suur samm võileiva poole. Täpselt, maksin ühe ampsu võileiba. Small step for man, giant leap for sandwich. Small step for man, child, giant leap to eat the sandwich. Ei mõtle. Aga nagu, kurb mees, ei, ma kujuta ette close-up kaadrid, kus ma olen mingis Netflixi järgmises kõige suuremas filmis on close-upid, mingi dialoogid, asjad. Sa võid võtta DMPD selle plaani, mis on päris ilus, see, kus tuhka lendab selle peale, vaata seal lõkke ääres. Pane Netflixi logo alla sinna. Tuhka? Seal. Ja vaata seda. Et ma lihtsalt tahtsin seda mainida, et mina olen NDA-le alla kirjutanud. Oota, aga mul ikkagi nagu natuke ei kribeldama, et millal ma sulle helistasin ja su eest rääkisin, sest et nagu veits nagu närib see. Nüüd kui ma ütlesin, et ma olin almost famous, vaata, siis peaks kribeldama. Natuke nagu süke, nagu natuke piinlik on ka, vaata, inimesed ikkagi vaatavad seda. Savi, ma olen kindlasti päris palju helistanud niimoodi inimestele täispeaga midagi rääkinud, mida pärast. See on see, mis teeb sinust sinu, Kui sa ei oleks seda teinud, see oleks Jakko Krull ja see oleks nii põnev. No jah, võib-olla, jah. See oli Savi, see on mõõdanik. See undab mõõdanikku olla. Jätame selle, jah. Ja mul natuke nagu jäi nagu hinge. See undab mõõdanikku. No ikka vaata, see on nagu see, et vaata, kuna see on veel mingi, võib aastaid tagasi olla see kõne, see on nagu eriti vana asja tõmbad lahti praegu. Ja see on meelega nagu veitsika haava lahti nagu. Mõnus ju. Pigis see mäda välja sealt ja lähme edasi. Oota, davai, lähme edasi. Ei, tegelikult on hästi. Tegelikult on hea rääkida puhtaks. Suud puhtaks, sa käisid saates suud puhtaks. Käisin. Siin sa räägid päriselt suu puhtaks. Päriselt suud puhtaks. Jah, päriselt suhu ka. Siin sa saad rohkem rääkida. Siin saad suhu saate lõpus. Kui seal Vaino saates, kus sul on nagu 5 sekki on aega.
ja Jako on meil stuudios ja Jako enam ei ole meil stuudios. Räägi suu puhtaks. Aitab. Lähme edasi, meil aega ei ole, meil on lühendatud. Loputatakse suu puhtaks. Nii, jah, okei. Stuudiost välja. Aga ei, see on pohhu mees. Ei, muidugi. See on nii ammu ja ma lihtsalt... ma tegin nalja. Mul väärib draama, mul väärib content. See on Einar Jututuba. Räägi mulle enda fotomuuseumi näitusest Margus. Oli kunagi üks näitus fotomuuseumi. Sa tegid näituse mingist hipist üle 3 aasta, kuidas ta elas või kuidas ta inimesena arenes või millest see näitus räägib või rääkis? Ta uuris ühe moodne on vale sõna, tänapäeva hipi elu. Jaa. Moodne tähendaks, et see oleks kuidagi teistmoodi. Aga sa mõtled nagu tänapäeval, et ei ole hipi, ei saa olla enam hipisid, sest hipi on 60 nähtus, on ju? Selles mõttes või? Saab ikka olla, aga see on teatud viisi selline käitumine, mis nagu, ma ei tea, mis asi see nagu, mis oleks nagu puhas hipindus oleks nagu. Puhas hipindus oleks see, et sa nagu ei, hästi olulisel kohal, et raha ei kasutaks. Teed LSD-d palju, kanepit, sul on see peavõru, kus on lill mingi... Ikkagi antud kontekst nagu uuris inimest, kes üritab elada niimoodi, et ta ei maksa oma elamise eest, saab süüa kuidagi muud moodi. Sõidab bussiga ringi. Midagi, siuke ikka konkreetselt. Ta on recyclable, nagu recyclib, ta on nagu loodusega koos ühel nagu... Ja midagi sinna poole, aga kindlasti siuke jah, et minu arust nagu, mis oli nagu Marguse puhul huvitav, oli nagu selline, et saame nagu ilma rahata hakkama, mis nagu võis ka mingitel hetkedel tähendada seda, et et kas sa saaksid mulle osta kas saaksid mulle 5 euri? Et sa kaudselt ikkagi, mitte seda, aga kas sa saaksid mulle osta ühe võileiva? Kas sa saaksid mulle osta ühe võileiva? Kas sa saaksid mulle tuua midagi? Nii et tegelikult see materiaalses või sellest on nagu võimatu eemal hoida, kui sa elad linnas, sest kõik asjad tulevad nagu läbi raha ikkagi. Kas seda pildist? See, et sa väldid otseselt seda vahendit, see tähendab, et nagu kõiki nagu raha neid muid harusid ei... Sest raha tööriist. No täpselt jah, et sa võtad tööriista ära, aga sa tahad ikka saada kõiki need asju. See haamer sisse lüüakse. No jah, täpselt tahad kõiki need asju. Saad oma peaga haamri sisse lüüa, vaata. Mida? Aga see oli aastaid tegin seda näitus, mingi osa sellest oligi Inglismaal pildistatud, kuna mul ema Inglismaal elab, siis ma sattusin sinna just sellisel hetkel, kus ta oli Inglismaale läinud squatti elama ja ma nägin reaalselt squatti elu ja pildistasin selle üles, mis oli nagu üsna ekstreemne. See on squat? Squat ja squattimine on mahajäetud hooned, mahajäetud hoonetes elamine. Right. Sisse murdmine mahajätud hoonesse, sinna oma kämpi tekitamine. Tänapäev hipid on ka põhimõtteliselt kurjategijad. Ma ei tea, kuidas see seaduse järgi on. Ma ei usu, et see kuritegevus on otseselt. Mingi väärtegu kindlasti. Olla hipi. Olla hipi. No seal oli ikka nagu mingi hea, mul on siuke hea stseen sealt meeles nagu. Kui ma siin esimest korda sisse läksin, ta tuli ukse peale vastu, ma olin, tule edasi. Esimene asi lähme keldrisse. See on siuke asi, mida sa nagu näeksid nagu filmis. See light setting või nii-öelda see mood seal oli niimoodi, et sa lähed ruumi, kus on nagu mingi põhimõtteliselt keldrikorrus, mingid hämarad aknad. Siis on tugitoolis istub mees, kes on vastu valgust nagu siluett ja sa näed, et ta on nagu must mees, on ju, suur must mees ja teine suur must mees. Nagu mustanahaline või? Ja mustanahalised tüübid on ju siuksed nagu filmist väga vaiksed, tõmbavad jointi, on ju. Ja siis on nende vastast teisel pool nagu 30 meetrit eemal suures ruumis, teisel pool on laua täis toitu. Vanu, igal poolt saadud nagu. Ja maikalased või? Ja ma ei tea, kes nad olid. Nad olid väga low profile, väga vähe rääkisid. Ja ma ei tea, kas neil oli selline nende toiduvoru, aga see oli täpselt siuke hetk nagu, sa nagu... Siis pildisid? Ei, nagu see ongi täpselt see, kus sa ei pildista. Sa ei saa, esiteks ma ei saanud sellises oludes pildista. Mõtle, kui sa oleks saanud selle pildi. Ja see jääb nii meelde nagu, see on täpselt nagu filmist, nagu sa oled seal ja sa mõtled, et nagu mis saab nagu, kas nagu... Sala ei oleks saanud, vaata. Filmi. See oli nii pime. Aga igal juhul see oli lihtsalt nagu mul meeles ja seal oli ikkagi nagu konkreetselt süstimise tuba ja nagu fucking, või mitte sellised hipid siis nagu mitte süstimise tuba, või dedicated room for doing your thing nagu. Selles mõttes, et see on see ruum, kuhu sa tuled süstid, teistes ruumis ära süsti nagu mingi house rules vaata põhimõtteliselt. Hipid, kes süstivad ennast? See ei
see, et seal majas elas hipi, ei tähenda, et seal ei elaks ka kodutud ja narkomaanid. kõik on hipid. Kõik on hästi toredad ja söövad lilli. Ainult hipid, ukse peal vaata. Ja only hippis vaata, et söö lilli ja... But I have food and drugs. Only hippies. Ja, täpselt nagu. I have heroin and lots of food. Come in. Hippies. Okei. No igal juhul. No, aga mis sa, kas see näitus nagu andis, kas see viis sind kuidagi sinu karjääris edasi või mis? Ei, ma ei usu, aga see ei olnud ka eesmärk. Aga sa oled rahul sellega, selle näitusega, mis sa tegid ja sul on nagu hea meel, see nagu midagi andis sulle ju hingeliselt mingisugune etapp sinu elus, nagu kas sa mõtlesid, et sa võib-olla hakkadki fotograafiks, et hakkadki näitusid tegema või oli lihtsalt, ma tahaks lihtsalt proovida, lihtsalt see on selline väike asi, mida ma olen alati tahtnud teha ja siis tegid ära lihtsalt? No mingi hetk oli see fotopisik nagu suurem, et nagu see nagu kasvas selliseks, nagu, no ma ei saaks öelda, et ta oleks kunagi nagu ülitõsine projekt olnud, aga ta oli nagu kaua kestev ja see tegi ta eriliseks, et ta ikkagi jälgis nagu mingit arengut või nagu 3 täiesti erinevas kohas pluss välismaal pildistatud, et sellist materjali kokku saada, see oli nagu mingis mõttes nagu eriline minu jaoks. Aga ma ei ole meil fotonäitust sammu teinud ja vahest mingid mõtted nagu on peas. Sa oled fotos ikka teinud palju aine vahepeal? Nagu palju ei. Midagi inspireerib. Aga keeruline on see ka, et nagu selleks, et inspiratsiooni saada, ütleme, kui sa Tallinnas elad, on ju, siis sa nagu ühel hetkel, kui sa ka jalgrattaga käid palju trippimas, ma käin üldiselt suviti. Sul ikka meeldib jalgrattaga sõita, ma mäletan. Praegu nagu näed. Väga palju ei sõida. Autoga oled, jah? Isa auto on maja. Jumal lahe auto on su isal, kus selles? On, jah, tahab selle maha müüa. Aga igal juhul Tallinnaga on küll see teema, et kõik asjad on lõpuks nähtud. Right. Kõik tänavad on nähtud, kõik majad on nähtud, kõik inimesed on nähtud. Mida kuradit sa pildistad, kui sul nagu, vaata, sul tekib see... see ammendab. Ja me rääksime Indrekuga täpselt samad teemad, kui Indrek podcast tuli, et ta kirjeldas seda niimoodi, et nagu käid sama trammi peal ja siis teed sama ringe niimoodi selle trammi peal. Et tahaks uuele trammile minna, mis sõidab hoopis teises suunas. Ja ka ei ole olemas. Ja sa oled kõik need trammid ka läbi sõitnud, mis on. No see on välismaal lihtsalt, mul midagi. Ja, et kui sa visuaalselt tahad inspireeruda, siis... Inspireeruda. Saab nii öelda. Või no sul on ju vaja, ütleme, kui sa tahad nagu tänaval pilti teha on ju millekski, sul peab tekkima see wow, on ju, siin on midagi. Tähendab, samas see on omaette challenge, ma olen seda teinud ka nagu nüüd pigem harva on ju, pigem ma ei tea, ei oska selleks nagu aega leida, et sa lähed ja otsid veel neid tänavaid, kus sa ei ole veel käinud, otsid neid nurgataguseid, mida sa pole näinud. Neid annab leida veel, aga sa kohe, kui sa sealt välja tuled, sa oled jälle nagu, hea põhimõtteliselt nagu Arula rääkis trammi peal jälle. Ma arvan, et kui sa trammi pealt vahepeal maha hüppad ja vaatad kuhugi täpselt mingi õige posti taha, siis sa võib-olla leiad midagi. Ma arvan, et sul tekib see mingi inspiratsioon või mingi tuhin uuesti, siis kui sa näiteks kuskile reisid, vaata välismaale, kuskil, kus pole kunagi käinud, lähed lampi Indiasse või kus sa käinud ei ole, kus tahaksid minna? Nojah, Indias käisin, kus eelmine aasta. No näiteks seal, vaata, lähed süüksesse kohta, vaata, sa näed asju, mida see on nagu teine planeet. Ja oli. Kus usud, et me oleme planeet. Sa vaatad, et lehm sööb nagu ajalehti, vaata, nagu prillkasti kõrval, siis sa teed pilti, sa vaatad, et oi kui lahe, sama kui, teised kohalikud ei märka seda, nende tramm on see, et lehm sööb. Right. Oled sa teinud sükest pilti, kas sa tegid Indias pilte? Ja, näed, on vaja, vaata selleks, et fotosid teha nagu tänaval, on vaja inspiratsiooni paraku. Nii et sul on tegelikult olemas palju materjali, millest sa saaksid teha mingit uut fotonäitust? Ei ole vist, sellepärast, et ma arvan, et ma olen nagu liialt kontseptuaalseks läinud. Ma arvan, et kui ma teeks uue näitus, ma teeks mingisuguse väga tugeva kontseptsiooni ja mõtte ümber. Üks asi, kui fotost rääkida, siis mis mind inspireerib ja mida ma leian ja alati märkan linnapildis on ehitused. Kuidas mingit uut hoonet ehitatakse või midagi rajatakse või mingi süke ehituse teema või süke mingi kummalise maskuliinse alatooniga teema on kõnetama hakanud. Aga ma ei ole kunagi kätte võtnud sellisel mastaabil, et seda nagu teostada. Õige aeg tuleb, ma arvan, siis vaata. See peab ise klikkima, selles mõttes, et nagu muidugi veits tuleb ennast nagu kätte võtta aga mingi nagu see nii-öelda. Right. See on õige hetk, vaata. See tuleb, sest see Marguse näitus tuli ka niimoodi, et ega see ei olnud nagu, nüüd ma hakkan. Vaid ta nagu üle aja nagu tuli ja jälle see hetk, kus nagu, et saame kokku, teeme pilti, vaata. See oli nagu väga süke nagu vaba flow'ga. Sellepärast läks ka nii kaua, aga ma arvan, et sellele tuli ka nagu mõnusam. Sa rääkisid mulle veel Hesburgeris seda enne podcasti, kuidas sind
põhimõtteliselt elimineeriti, ma ei tea, vallandati või öeldi, et tõmmake nahkusid võtteplatsilt koos Rasmus Merivooga. Saadeti nahku mingilt võtteplatsilt, mis võtte see oli, mis filmile, mis... natuke alguses rääkisime sellest ka. Kas te... Kanal 2 on uus seriaal Teine võimalus, mis hakkas nüüd jooksma. Ja ma nagu ütleme, kuna meid sealt nagu ma ütlesin ka alguses, vallandada meid otseselt ei vallandatud. Te kirjutan lepingul alla? Ütleme niimoodi, et me ei olnud uute töötingimustega nõus. Ütleme niimoodi. Kas siin oli ka nagu see, et ei olnud lepingut, et nagu usaldati? No see ongi nii ja see peabki nii olema mingitel põhjustel. Selle lepingud võivad olla, nad peaksid olema üsna abstraktsed selles mõttes, et nõuda mingit väga detailset, mingit väga mahulist dokumenti lasta režissööril alla kirjutada. Siis sa teeksid nagu mingit väga nagu halba unioni projekti Ameerikas, nagu, kus režissöör on töövahend. Siis oleks nagu juba selline asi, vaata, kus sul nagu põhimõtteliselt produktsioon ütleb ette, see peab olema täpselt selline. Right. Kui sa lavastad teistmoodi, võtame uue režissööri, sa ei saa palka, sa lähed kohtusse. Aga Eestis on ju, kus nagu, Eestis on ikkagi nagu suht igal pool kehtib selline autori printsiip. Siin ei saa keegi kohtusse kaevata, keegi juba rahagi. Ei, see on mõttetus. See on ühesõnaga mõttetu ja meil on ikkagi väga autorikeskne kino nagu Euroopas, aga ka seriaalitööstuses nagu sa pead andma mingisugusedki vabad käed, et oleks mingid motti teha seda asja. Sest on võimalusi niigi vähe, vaata. Nüüd öelda, et sa pead veel midagi... Keegi teeks. Et see nagu läks niimoodi. Aga see selleks, meil ei ole nagu, ütleme, nii palju võin öelda, et meil ei ole Rasmusega nagu mingit nagu beefi või mingit nagu viha, et meid nagu lahti lasti, vaid see mõjub meie jaoks kergendavalt, sest asjaolud olid reaalselt sellised. Mis juhtus? Miks teid lahti põhimõtteliselt lasti? Ja oota, mis oli film? See, nagu me sellest rääkisime, sellest lepingu aspektist, siis põhimõtteliselt selline asi juhtuski, et... See oli film või sari? See on seriaal, see on 12 osa. Sorry, ma olen väga halb kuule. Kanal 2. Uus seriaal. Mis selle nimi oli? Teine võimalus. Mille bussiga me selle Tartu õnnetuse tegime? Tartu maantee õnnetuse. Issand jumal, see ongi mingi neetud projekt või? Ma ei tea, ma nii umbuslik ei oleks, aga... God damn this project! Aga jah, ega ma ütlen, me oleme chillid selle koha pealt ja kui nagu asjad nii lähevad, siis need nagu pidid nii minema selles mõttes, et pärast sellist nagu, vaata teatud pinged tekivad, ja see on nagu lahendus. Kui seda ei tule, siis need pinged jääksid alles. Me oleme tegelikult nüüd nendest pingetest vabad. Meil on hea chill. Meie vaatame seda nagu mingis mõttes, vaatame seda sellise antropoloogilise või teadusliku huviga, et mis nüüd saab? Kes sinna asemele võetakse? Sest et nagu... Ja te vaatate optimistlikult. Sest sa pead ikkagi nagu, vabandust, aga kallid peaprodutsendid, te olete geeniused, kui te poole pealt lasete kogu loomingulise meeskonna lahti. Milline tervik sellest sünnib? Meid väga huvitab. Me ootame huviga, haiglase huviga, mis sealt saab. Pealegi informatsioon liigub nii aeglaselt, et esiteks meid nii-öelda vallandati niimoodi, et mina kuulsin seda üldse Rasmuse käest ja see informatsioon ei ole nagu liikunud niimoodi ametlikke teid pidi, et saadaks kirjad laiali või... Et sa ei teadagi, et sind vallandati? Ma sain teada läbi rassi, et kuule, et jah, et teisipäeval ei ole sul vaja nüüd, teisipäeval ei ole vaja tulla, et meid ei ole enam. Aga kuna info ei ole liikunud, siis nagu kui nad teevad teisipäevase võtte, ma ei tea, kas nad lükkavad seda natuke edasi või mitte. See võib vabalt niimoodi olla, et nagu need näitlejad, kes muidu olid nagu jumal rahul sellega, ülilahe, tüüvitavad teistmoodi ja nagu üritavad teha mingi Eesti, me päriselt üritasime, meil oli väga vähe eelarvet ja me üritasime nagu Eesti telemaastikku tuua midagi nagu teistsugust ja naljakat ja originaalset. Mida Rasmus seal tegi? Rasmus on režissöör. Aga, oh my god, nagu Rasmus on ausalt, ma üldse ei poega midagi, ma ei lakkuda kotte praegu. Võib-olla kui ta oleks siin. No võib-olla siis. Rasmuse film on ja Tulnukas on ainukene film, ainukene hea, tõeliselt hea film ja meistriteos minu jaoks, mis on nagu eestlaste poolt tehtud. Ainuke minu jaoks tõeliselt hea Eesti film, mis on nagu täiesti üdini aus, originaalne, naljakas, päriselt naljakas. Muidugi Avandi ja Sepp on nagu üheks põhjuseks, miks see oli naljakas. Ja teised näitlejad seal. Ma arvan, et ma lihtsalt vahele, et see on põhjuseks, miks Avandi ja Sepp on
nagu see tegelikult täiesti võib olla. Ja see on lihtsalt, siiamaani on tulnukas, kui keegi küsib, et mis Eesti filme sa vaatad, ma ütlen, ma ei vaatagi, aga ainuke Eesti film, mis mulle meeldib päriselt ausalt meeldib, on tulnukas, Valdise pääsemine. Ja siiamaani on niimoodi. Sorry. Rasmus ei ole võib-olla see nii ignorantne öelda. Rasmus ei ole kindlasti oma annet kaotanud ja ta on teistsugune ja meie temaga klapime just sellel pinnal, et me oleme mõlemad nagu mingis mõttes nagu friigid, aga meil on just koos hästi hea, sest et nagu meie ei charge, et see vend on nagu eriline, vaid me oleme nagu lahe, me oleme erilised, teeme erilisi asju, vaata. Aga siis on ka väga palju inimesi, kes nagu näevad ohtu selles ja näevad, et ei, et siin hüpatakse üle piiride ja see ei mahu enam formaati ja issand jumal, siin on midagi puudu. Seal tekkisid mingid nagu täiesti totaalsed arusaamatused ja nii edasi. Inimesed ei julge, vaata, nad ei julge, nagu eestlastel on kogu aeg see olnud, et nad ei julge nagu sest Eesti on nii väike ja kui nad midagi nagu teevad mingit lolli nalja, siis nagu kõik hakkavad nagu rääkima või siis neist jääb süke mulje, ta on süke, ta on mingi nagu ma teen mingi sitaugu nalju ja ma olen mingi süke, ma mingi ropendan kogu aeg, umbes käin tillpüksis välja ja nagu keegi, siis nagu inimesed hoiavad must eemale umbes, et ei julge minuga suhelda, äkki ma mingi hakkan pränkima järsku lampi. Seda küll, ma arvan, et üldistused sünnivad küll ei ole kergesti. Või et inimesed saavad sinust nagu justkui hästi kiiresti aru nagu. Eelarvamused tekivad väga kähku, jah, kas see on nagu eestlast, kindlasti siin on, kui nüüd nagu rahvuse kahel all virised, see on nüüd ka hästi tüüpiline ühe eestlase puhul, Eesti saki või eestlased saki. Samas ikkagi samas see on see väikese nagu, tähendab mitu asja on, eks ole, see väike küla mentaliteet on ja tõesti on vähe inimesi ja tõepoolest, kui sa siin midagi ütled, siis võid homme seda kuulda juba oma vanaemalt, kes ma nägin seda podcasti ja miks sa mind sellise häälega parodeerisid? Tõepoolest. Et see on üks asi ja teine asi ikkagi, mis eestlastel on see nagu näha kohe, et nagu keegi oleks nagu kogu aeg nagu perses kinni, on ikkagi see, et Eesti on nõukogude aja üle elanud ja meie nagu meie vanemad konkreetselt, minu vanemad on ju nõukaajas, minu vanemad on punkarid, on ju. Nad olid võimu vastu, nad olid üle sellest ja nad on nagu ka minule üle andnud selle nagu, et fucking ole vaba, mõtle, mis sa tahad mõelda. Aga väga paljud nagu inimesed annavad edasi seda nõuka mentaliteeti ilma, et nad sellele ise mõtleksidki seda, ehk ühesõnaga kuidas tuleb käituda, tuleb olla vait, ei tohi öelda, mis sa arvad. See on tegelikult mingi asi, mis nagu on trouble, hoia low profile, hoia kogu aeg low profile. Ja siis ongi, ja kui sa vaatad linnapilti ja sa vaatad Eestis, kõik teavad Eestis on hästi vaiksed ja ettevaatlikud. Üks asi on see, et on väike riik ja teine asi on see, et väikses riigis võiks ka kõik väga jutukad ja avameelsed olla, aga me ei ole, sest et meil on see ajalugu, kus me tuleme ühiskonnast, kus nagu kõik oli taunitav, nagu sa ei tohtinud midagi öelda, sa ei tohtinud arvata, mis sa nagu on sees veel ja see vaikselt sureb välja. Aga kui sa võrdad nagu mingite nagu läänemeelsemate riikidega või kus ei ole olnud sihukest asja, lähed Inglismaale või lähed Prantsusmaale või lähed Saksamaale, see inimesed täiesti teistsugused. Aga su vanemad ei ela ka Eestis, on ju? Ja kus juures see, no jah. Nad elavad Londonis, nad kuuli vähendada, kui nad siin oleks võib-olla. Ema elab Londonis, jah. No jah, seal nagu tunned ennast rohkem kodusena tegelikult. Ma tundsin ka. Ma tunnen ka, kus juures tänaval ennast või vähem friigina, sest kõik on friigid. Raske on öelda, seepärast ma armastan tegelikult Eestit, ma armastan Eesti loodust ja Eesti inimest, ja ikka hea on kuulda eesti keelt, kui sa oled kaua välismaal olnud. Manipulõhn. Jah. Aga nagu come on, selles mõttes väsib ära sellest. Võtke see pind persest nüüd ja fucking speak up ja let's do this. Let's do this. Ma arvan, et see muutub nagu kõik see sotsiaalmeedia, kõik see noored võtavad nagu kindlasti, jaa. No ma arvan, nagu uus generatsioon täiesti teistsugune. Vana generatsioon sureb välja vaikselt. Jah, aga midagi on veel juurde. Mitte, et me tahaksid ära sureksite kiiresti. Mitte, et ma nagu räpiksin praegu. Mitte, et ma tahaks, et su vanaema ära sureks. Oota, mida? Ma olen kirjutanud räppi veits ja ma tegelikult, ma ei ole kellelegi jaganud seda või näidanud seda, aga ma imestasin, nagu panin ennast ka imestama, et tegelikult ma oskan kirjutada räppi, aga ma absoluutselt ei oska freestyle'ida. Mul lihtsalt jookseb kokku, ma olen joke artist. See selleks. Lähed krampi ja mul ei tule rohkem. Andke mul natuke aega. Mis sulle sooviksid? Mumble rap. Jaku Krull, vanema koore puuras, koer puuris vanema vitnud, kusjuures siin on ka teada see Eesti etnovaibu oli, mis on päris hea. iTunes lõi mingi update'i ette, iskan sinu vette.
no väga hea sellepärast, et teevad seda regivärs sellepärast mutti koera puurega vana mulle palun rohkem kalja vana generatsioon suurem meie räägime seda ja siis Viljandis on terve institutsioon pühendanud sellele, et seda säilitada aga me ei räägi siin rahva pärimusest, me räägime just sellest, mis ei ole Eesti rahvas ja mis on nagu mingi muu asi, mis on Eesti rahvast lõhkunud ja rikkunud nagu paraku. Ma arvan, absoluutselt kõik teavad ja räägi, sest et siiamaani teemakohane, kuna ma näen, et 90% Eesti filme on nõukogude ajast, et siis halb üldistus, aga tõepoolest tehakse palju nagu nõukogude ajast ja ikkagi negatiivse tooniga. Enamus inimesi on nõus, et see oli sitt, mida polnud vaja. Aga ikka tehaks film, kus surnud koeri veetakse ja mustvalgelt. No, ma ei tea. Selles mõttes võib-olla... Alkohooliku depressiivsus on küll. 5 aastat tagasi rääkisime umbes sama, et võib-olla on vahepeal midagi muutunud, võib-olla värviliseks. Seda kas on või? Värviliseks läinud. Vaat Eestis on alati see, et Eestis on kurikuulsed alkohoolikud ja siis on nagu, kui need filmid on depressiivsed, nad ei ole ainult depressiivsed, neil on selline alkohooliku depressiivsus vaib on juures. Kas see nõust? Ma ei tea, aga see vaikuse vaib on küll juures. Et minu ees nagu filmidega, teen üldistuse, ma pean üldiselt praegu rääkima, sest ma ei jõua siin detaili minna, ma saan siin praegu välja öelda oma arvamuse, kes kõiki huvitab. Mind huvitab, ma olen suur kõrv. Jaa, et minu eest me üritame teha väga sükest ümmargust kino, mis nagu võiks nagu kõigile sobida või meeldida või... Vaat seal on see täpselt see asi, sama asi, mis... Kõik mäletavad küüditamist, teeme küüditamisest. Ei, mitte see... Kõik teavad, et see on meil väga... Selles mõttes, et eks film peabki rahvast kõnetama või loomulikult, sest milleks sa muidu nagu... Milleks muidu filmi teha, on ju? Aga nagu sa ennem ütlesid, et on vähe julgeid podcast'e, see on samamoodi on ka vähe julgeid filme, ega see ei ole ainult Eesti probleem, on ju? Aga kui sa nagu hakkad mõtlema sellele, et mida arvab vaataja, on ju? Sa läheksid krampi, sa üritaksid olla nagu voolida oma sõnu nii, et nüüd võiks kõigile meeldida. Kui sa üritad kõigile meeldida, siis juhtub see, et sa ei meeldi mitte kellelegi. Sa jätad kõik neutraalseks. Sest tegelikult reaalsuses ei ole olemas nagu mingit sellist universaalset maitset. Tähendab, minu jaoks, ma teen muusikat ka, ja ma teen ka underground muusikat, mingit tehnot ja house ja sellist asja, ja ma ei saa elu sees, ma ei saa nagu teha seda niimoodi, et nüüd teeks niimoodi, et see EDM-i tüüp ja siis see rockivend, et neile ka meeldiks. See ei ole võimalik, sa teed oma asja. Filmis on ka nagu, et ole konkreetne, ära karda tsiteerida või olla kellegi moodi või nagu... Isegi kopid, isegi varastada vahel. Fucking hell, see on nagu teadustööd tsiteeri tee, jumala lahe, aga seda ei julgeta üritada. Minu arust see nagu liigne originaalsuse tagajamine võib nagu hävitada. See ei pruugi ainult praegu Eesti filmi kohta käia, aga nagu üldiselt nii. Siis üks asja on olemas nagu päris originaalsus. Ei ole, kõik kopivad alateadlikult kas või midagi. No muidugi teadlik kopeerimine käib paljudele vastu karva, mulle endale ka, kui ma teen mingi asja, ikka väga meenutab midagi, siis nagu vahest tunned, et fuck, see on nii. Ma ei ole originaalne, ma ei ole üldse nagu andekas ja et ma olen mingi wannabe ja mingi kopeerija. Aga siis nagu ühel hetkel saad aru, et see anne ongi märgata ja võtta üle õigeid asju. Nagu Tarantino kopib kogu aeg, tal on isegi filmi nimed ja plakatid samad, mis mingi 40-pideste filmide. Why not? Aga see selleks. Ma just tahtsin küsida sult või minna üle teemale muusika, et sa teed muusikat siiamaani. Jah, ma olen mingid aastad juba ikkagi mingi 5 aastat niimoodi elektroonilist muusikat nagu tõsiselt võtnud või? Käid ikka veel kuskil nagu mängimas väljas ka või? Ma väga tihti esinen, ma viimasel nagu laive teinud küll, ma mingi aeg tegin DJ-tamist, aga mingi siuke, ütlen, praegu on mul käimas stuudioprojekt. Teed albumit või? Meil on nüüd, tähendab, me jõuame sinna varsti, sest suhtes, et ma teen sõbraga koos, teeme muusikastuudiot, elektroonilise muusikastuudiot hetkel, mis nüüd on, ütleme, valmimise lõppjärgus, et see saab nüüd varsti valmis. Mul oli varem oli mul stuudio kodus, vanaema juures. Siis, kui ma mäletan, mul tuleb meelde, kui ma esimest korda sulle sinna tulin vanaema juurde, siis see oli ka nagu esimene sükene nagu mulje Jakost, oli see, et tüüp on mingi hull, mingi elektroonilise muusika, mingi DJ, mingi miksis seal ja tegi muusikat hullult ja korraklapid peas, vaata sükene. Ma olen normaalne. Nagu see oli lahe ja vaadata pealt, sai täiega sees selles teemas ja ma mäletan, kui kirglik sa olid nagu
muusika vastu, et ikka oled veel, on ju? No ilmselgelt, jah. See on meil tegelikult, ütleme, muusika on mingi asi, mis peres meil jookseb nagu. Et enamus lähisugulasi on muusikud mingil moel. Et sealt on mingi geen, ma pakun, aga... Tavaliselt see nii on. Praegu sa siis nagu põhiliselt oled operaator filmiprojektides, telesarjades, ma saan aru, on ju? Jah, ma tahaks nii öelda küll, kuigi mul tuleb päris palju ette assistenditööd valgustajana. Aga põhiliselt sa filmivõtetel kogu aeg praegu? Viimasel rohkem, jah. Et see on main asi, mida sa teed, see on su töö praegu. See on lahe töö lihtsalt ka, et nagu operaatorina ongi nagu, ütleme, raskem löögile saada, et operaatoriks saadakse üle üsna pika aja selles mõttes, et sa pead olenevalt kus tööstuses, aga üldiselt pead päris pikalt liivakotte vedama ennem, kui sa saad nagu järgmisele tasemele. See on täiesti tüüpiline. Ja tavaliselt nagu sul peab tekkima mingid head tutvused ka, et sa näiteks sõbruned mingi režissööriga või kellega, ja siis tema just valib sinust, et te teate üksteist väga hästi ja teil on sama visioon või te saate hästi läbi ja siis nagu, et see on ju tavaliselt nii, et pigem nagu, kui sa, ütleme, Rasmus teeb omal mingisuguse järgmise filmi, mingi täispika filmi, siis ta mõtleb sinule kohe, et kurat, paneks Jako sinna main opeks, või kas ta paneks mingisuguse nii-öelda professionaalsema venna, kes on... See on jah siuke asi, et Rasmus on praegu hea eluline näide, kuna me tegime seda seriaali koos, mine tea, ilmselt teeme ikka projekte veel, sest meil nagu klapib, on ju. Kas ta usaldaksid nii palju, et tema on minu täispika, mingi... Oota, kas ta on üldse täispika filmi teinud või? On või? Jaa, viimane oli vist ikkagi Buratino, mis oli 2000... Ma ei ole üldse kursis, sorry. Fucking 9 või oli see. See oli ikkagi juba mõni aeg tagasi. Ma olen tulnuka fänn ja nagu Rasmus nagu Tulnukas on nüüd juba üle 10 aasta tagasi tulnud. Aga ma ei tea ühtegi teist asja, mida ta on teinud, sest ma pole nagu uurinud, ma pole nagu vaadanud ta teisi asju. Ja. Aga põhimõtteliselt, kui sa arvad, et ta usaldaksid nii palju, et kui ta teeb mingisuguse filmi nüüd on ja siis ta ütleb, Jako, sa oled ope. No ma ei saa väga palju spoilida, aga me oleme sellistest mõtetest rääkinud. Ma saan nii palju öelda. Me ei tea, kas siin nagu tuleb praegu mõni siuke suurem projekt või mitte. Sest et vaata, Eestis on ka see, et kõik filmitegijad nagu käivad kerjamas Eesti Filmi Instituudi ja Kultuurkapitali ukse taga, et andke meile natukene. Et see on üks viis nagu teha filmi Eestis, teine on nagu saada erakapital, näiteks Apollo kinolt, on ju. Sellised on need variandid miljonärist sõpradelt või siis sul on miljonärist sõber või siis nüüd meil on ka tekkinud uus žanr, sa oled miljonär sa oled miljonär jah, just et kui sa oled ise miljonäri, siis teed filmi kes see on? Kes meil on siin praegu teinud? Ma ei hakka praegu kõik teavad. Siin on meil neid ma mõtlesin, et keegi sinu mingi lähedane ei, ma tean päris lähedasi mitte, aga ma tean ka, et üks tüüp, kes praegu filmi teeb hint andis ka DMBD-le toetust hakka mõtlema ma ei hakka spoilima pane oma aju tööle ma isegi ei tea, mida ta teeb ma olen kuulnud, et ta teeb, ma nagu imessin, et ma isegi, et sa räägid samast inimesest, kes teeb järge filmile, mida ta tegi. Siin on praegu, ma tean, et tehakse täispikka filmi. Sa räägid Rainist? Rain on, jah. Ja Rain teeb filmi Chasing Unicorns. Ja ma sain sellest niimoodi teada, et ma nägin Facebookis pilti, et filmime Chasing Unicorns. Ilmselgelt mina olen täiesti out, mitte mingit infot mulle ei anta, nagu Rain isegi mõelnud mulle mainida, et midagi teeb. Kus sa näed ennast 1 aasta pärast, Jako Grill? Siin. Podcastis tagasi. Pole mitte. Nagu samas, sa oleks ka hea, kui sa hakkaksid psühholoogiks ja siis sul käivad siin sinu vaimsete puuetega sõbrad nagu mina. Kas sa tunned, et see natuke on sükse vaibiga koht, et nagu oleks psühholoogi kabinet? See on ikka kummaline, et kas see nagu... Aga mingis mõttes on see selline koht, kus nagu ennast... Vaat harva kedagi huvitab sind 2 tundi kuulata, mida sa nagu kotti. Kedagi kotti nii palju. Mõnes mõttes hästi mõnus nagu tühjaks laadida. Tühjaks lasta ennast. Thanks, mees, mul on hea meel seda kuulda. Ma ainult seda tahangi, et sul oleks mõnus, et sa tunneks, et sa ennast tühjaks lasta. Jõuamegi sinna psühholoogi aspektini. Lase ennast tühjaks. Sa siis tundsid selle episoodi jooksul, et sa said ennast küllalt palju tühjaks lasta. Tundsid? Joo. Väga hea. Suurepärane.
suurepärane, tõepoolest. Tõepoolest, ei kaunis, kas me oleme juba 2 tundi rääkinud? Me oleme juba rääkinud 1 tund ja 37 minutit. See aeg läks kiiresti, sest ma kartsin, et see on päris pikk aeg. Tegelikult ei olnud. Mõnus ju, kui keegi kuulab ja nii tore. Ja pluss see, et kui sul salvestas, mis vahest arva juhtub, siis see läheb ju ise. Ma unustasin rekordi. See on kindlasti veel paar inimest, kes kuulavad ja judge'ivad. Kus sa siis näed ennast 1 aasta pärast? Nagu, kus sa näed enda karjääris ennast 1 aasta pärast kui operaator ja filmoperaator põhiliselt? Sa oled ju, kelleks ennast nimetaksid, kui mina ütlen, et ma olen actor-director, ma olen näitleja, režissöör. Kes sa oled? Kas ma võin muuta su küsimust? Paneks näiteks 10. Muuda, teeme 10 aasta pärast. Okay. Sest et aasta on väga lühike aega, aastaga ei pruugi midagi muutuda. Okay, 10 aasta pärast. Aga perspektiivis ma siiski pürgin sinna poole, et jõuda sinna maale kunagi, et teha rohkem filme operaatorina. Et sa oled nagu DP, põhioperaator suurtele täispikkadele filmidele. Headele, mis sul endal ka nagu meeldib, et türa see oli hea töö. Ma loodan, et see on Eestis võimalik sinna jõuda. See on võimalik. Või et on Eestis olemas võimalik toota häid filme. Tegelikult häid inimesi on vaja. Tehakse Eestis ka ägedaid asju, jumala eest. Kui ei, siis ma ei oleks siin praegu, ma oleks kuskil mujal. Ma ei taha ka dissida üldse palju Eestit. Nagu dissida tähendab. No mis me siin ikka räägime? Maha teha. Selles mõttes, et meil on ikkagi tegelikult võimalused antud. EFI on näiteks filmi mõttes on raha juurde pumbanud jälle. Jumala eest. Nad teevad seda suurt mingit Hollywoodilikku ju mingi stuudiot või seda nagu hangaarid vaata. See on hetkel on hold. Minu arust see ei ole käima läinud. Damn. Eesti võiks olla vabalt Euroopas. Viimati kui kuulsin, jah. Ma arvan, et Eesti võiks vabalt Euroopas nagu mingi, vaata nagu Atlantast sai, vaata LA asemel nüüd Atlantas ja Londonis käiakse vaata mingi filmima stuudiotes. Potentsiaali oleks selle pärast, et kinnisvara on ikkagi nagu mingite suuremate riikidega võrreldes odav. Ja kõik mingid maksud võib-olla vaata on odavamad ja kui võib-olla mitte kui terve Euroopa mingisugune koht, kus võib-olla stuudio oleks võib-olla väike võrreldes Londoni stuudiotega, aga kindlasti nagu Baltimaad ja võib-olla siit niimoodi Põhjamaadest vaata tuleksid kõik vaata nagu vaata BFM on ju päris suur filmikool Eestis nagu Euroopa mastaabis. Et siis võiks ju olla siin siuke stuudio ja siis mis see tähendaks oleks see, et kui tehakse üle Euroopa tullakse siia projekti tegema, siis ma saaks näitlejana tööd äkki. Rohkem võimalusi. Jah, tuua tööstus siia on hea mõte. Me jõudsime isegi siin küsimus-vastuseni, et mis saab Eestis 10 aastaga. Kas Eestist võiks saata mingisugune suurem kinoriik? Filmiga, jaa. Täiesti, jah, ma usun. Why not, kanep legaliseerida, Jep, nõus. Ja lõpetame siin. Ja, me lõpetame siin. Mul on sul kingitus, Jaako Krull. Sul oli jah midagi. Mul on sul kingitus enne, kui sa ära lähed. Jah. Lased ma maha lihtsalt. Ma nüüd... Palun tee lahti. Ei ole. Tee lahti. See on sulle. See on päris või? Jah, tee lahti. See on sulle. Tee lahti. Tee täiesti lahti. Kas ei tunne, et oleks nagu jõulud? See on natuke kõvaks läinud siin vahepeal. See oli ennem soe ja pehme. See on Ivani sitt. See on Ivani sitt. Tõmb kiiresti nahku siit. Kuule, ma tahtsin üht asja näidata sulle. Mida? Miks ma sulle helistasin kunagi? Mäletad, kui ma suve kohta küsisin? No. Mida vitt?